tere tulemast tagasi kõigile, kes siis seda vaatavad. Ja täna ma ei ole jälle üksi, mul on siin üks väga tore külaline, väga, kuidas öelda, soe inimene minu jaoks. Karmen Britson, tere! Tere! Väga meeldiv on Tere, sind siin näha, ja aitäh, et tulid. Et see on väga suur au olla, istuda siin sellise inimesega nagu sina. Et just see, et kuidas, ma just alati imetlen ka, et kui sa teed neid laive asju ja kõike sellist, et minu jaoks on hästi imetlusväärne see, kuidas sa suudad nagu anda edasi selle, kes sa tegelikult oled. Ja nagu, mis on nagu, ütleme nii, et vähe on olemas vaata neid inimesi. Me just, mul oli siin eelmine külaline ka, oli Janar Kodo, siis tema on ka selline, vaata, ta lihtsalt on see, kes ta on ja see läheb kõigile peale. Ja mulle meeldib sinu juures ka hästi see, et kui ükskõik milliseid laive ma vaatan, siis sa oled nagu alati see, nagu sa päriselt oled. Et hästi paljud vaata ikkagi tegelikult esinevad, vaat. Et kuigi sul on nagu see telemaastiku nagu kogemus ka, siis sul on kuidagi see, et sa suudad üliautentseks jääda, et see on nagu... Ja, see on nagu hästi lahe. Aitäh sulle selle eest. See, kuidas sa nagu teed kõiki neid asju, aga kuidas sul üldse läheb ja millega üldse tegeled? Just äsja lõppes 28. veebruar oli meil suur seminar naistele, kõik on veel võimalik, mis läks nii hästi lihtsalt uskumatu. See oli nii võimas, nii äge sündmus, et nüüd tuleb järgmine aasta ka 20. märts. No see oli ikka võimas. Yeah. See oli ikka pauk. Mis seal täpselt nagu... Seal esinesid naised, 2 päeva esinesid naised, kes siis jagasid oma lugu, oma õpetust, oma teekonda. Mina olin siis see, kes jagas strateegiaid, et strateegiad oleks kõik, inimesed tihtipeale nad saavad aru, millest räägitakse, aga kui sa ei näita neile piltlikult ette, et kui sa teed seda, siis juhtub see, siis ta ei pruugi sellest kõnest aru saada, aga ta saab sellest pildist aru, ehk siis mina tegin rohkem strateegiaid ja viisin nad nii-öelda sellesse mõistmisse. Ja meil oli kabareepidu oli väga äge. Kaua see kestis? Kabareepidu? Ei üldse nagu see kogu 2 päeva. 2 päeva. Aga te olite nagu kuskil siis hotellis? Me olime Pärnu hotellis, et täitsa nagu kodudest välja, naised kõik kodudest välja, et nad saaksid osa, et nad nagu lülitaksid ennast reaalselt välja. Ja siis saad, Janna, kabareepidu, sa ei kujuta ette, kui ilusad olid naised. Oh my god, üks oli uhkem kui teine, siis mõtlesin, no vaata, kui vähe on vaja. Ühesõnaga peaks enda naisega järgmine aasta saatma. Kinkima talle selle. Okei, selge. Väga hea. Kirjas. Ja see oli märtsikuus. 20. märts 2027, jah. Kusjuures need nädalavahetuse või siis nagu mitmepäeva seminarid, need on alati sellised, et need töötavad lihtsalt ja mitte nagu selle pärast. Vaata, paljud võtavad neid kuidagi selline mingi ajupesu ja mis iganes, just need, kes ei käi seal. Aga tegelikult on just see, et sa lülitad ennast sellest muust maailmast välja ja siis sa lihtsalt hakkadki aru saama sellest, et mis nagu maailmas on rohkem kui ainult see elu, mis sa siiani elanud oled, vaat. Tead, mul oli üks, mis on nagu hästi selline nagu hea koht, vaata siin hea, et seda mainist praegu. On nagu selline koht, et väga paljud inimesed käivad ju õppimas sellist, ütleme, sügavuti minekut, meditatsiooni, põmm, on ju. Ma olen selle kõik läbi teinud. Ma olen väga sügaval ära käinud. Ma olen nii sügaval ära käinud, et rohkem sügaval mulle ei anna minna, vaata. Maasisene päike tuli vastu, vaata. Ja siis, kui ma olin selle töö ära teinud, siis ma mõistsin midagi. Väga paljud inimesed ei lähe üldse nii sügavale, et vaadata, mis sinu sees toimub päriselt. Küll aga minu elu muutus läks sellesse kohta, kus ma läksin ennast otsima, siis, kui ma olin Tony Robbinsi õpilane, kui ma kuulasin Tony Robbinsit, kes ei tee nii-öelda süvatööd, aga ta motiveerib sind täpselt sellisel tasandil, et ta annab sulle nagu selle seemne, et kuule, mine ja tegele selle probleemiga, sellepärast, et sa said aru, et sul on see probleem. Ja miks tehakse neid asju, neid motivatsiooniseminare valeks? Sellepärast, et öeldakse, et sa tuled ja siis sa lihtsalt nagu saad haipi ja siis sa tuled ja kõik läheb, endist viid edasi. Aga sa saad ise loll, vaata. Kui sa ise ei saa aru, järelikult sa ei kuula, sest väga paljud need motivatsioonikõnelejad ongi selleks, et motiveerida sind nüüd tegutsema. Et siis sa lähed ennast otsima. Et ühesõnaga, ma olen selles suhtes, täna selles kohas, et motivatsioon töötab. Tegelikult ta töötab.
ma kunagi olin hästi aktiivne siis ühes soovitusturunduses ja siis seal oli ka sellised seminarid aastas korra vähemalt tehti. Ja siis seal käisid ka kohal igasugused maailma tasemel tegijad ja kaasa arvatud ka siis Tony Robbins käis meil ükskord kohal. Ütleme nii, et selle ettevõttega nüüd kõige paremini ei läinud, seal mingisugune midagi seal toimus, aga siis toodi võrdluseks selline asi nagu, et näiteks soovitusturundus ka, et ainult mingisugune 1 või 2% inimesi saavutavad edu ja kõike sellist. Ja tead, mis me tegime? Meil on tänapäeval AI, vaata. Siis ma võtsin AI kätte ja ma uurisin AI käest, et kui suur tõenäosus on jõuda selleni, et sa saad miljonäriks oma ettevõtlusega. Mis sa arvad, mis see protsent oli? Ma arvan, et see oli päris suur tegelikult või? 0,7%. Päriselt? See on üliväike tõenäosus, et sa edukaks saad. See on väga väike tõenäosus. Seega kõik, kes praegu vaatavad ja te olete edukaks saanud, siis tõenäoliselt te olete 1, 2, 3% seas. Nagu reaalselt, see protsent on lihtsalt ajuvaba väike. Ehk siis nagu, mis ma tahan öelda on see, vaata, et nagu kõik need motivatsiooni seminarid ja need asjad nagu, need ei tööta, sina pead töötama. See on nagu see asi, mis nagu oli nagu nii-öelda siis, mis mina nagu õppisin ära. Et noh, okei, selge. Nii-öelda siis, mis iganes need ettevõtted, asjad ja igasuguseid skeeme ja kõike selliseid on palju. Ja noh, sa pead ikka väga, nagu, noh, ütleme nii, tööd tegema, et aru saada, et nagu, mis siin taga tegelikult on ja miks neid seminare asju korraldatakse, mida iganes. Aga ikkagi me lõpuks läheme selle peale ikkagi nagu, et tööd on vaja teha lihtsalt ja paljud inimesed lihtsalt nagu, ma ei tea, kust kohast see inimeste mõtlemine on tulnud, et kuidagi nagu kõik asjad peaksid nagu kergusega ja lihtsalt tulema ja kõike sellist, et nagu, noh, võib-olla kunagi tuli, et kui, ma ei tea, aegu tagasi võib-olla, aga täna lihtsalt on see competition, ehk siis nagu see võistlus inimeste vahel on nii suur, et kui sa nagu arvad, et asjad tulevad lihtsalt, siis keegi tuleb ja võtab raske tööga selle ikka sulle eest ära. Et selles suhtes nagu ma täiesti nagu, ja see on ka see, et miks ma nagu see 2 päeva need eventid nagu, need töötavad. Just see, et sa tõmbad pistikust ennast välja. Ja, tõmbad pistikust välja ja kui sa puudutad inimese valu kohta, ilma et ta teab seda, ja siis ta saab selle tunde kätte, et oh my god, ma tundsin ennast selles loos ära, ma tundsin ennast selles strateegias, ma tundsin ennast ära. Okei, nüüd ma olen valmis minema endaga tööd tegema. Kas see selline asi ka, kui sa käisid Ameerikas, sa oled nüüd mitu korda käinud siin viimase vist aasta jooksul. Kas sul oli ka seal sa olid mingi nädal 2, kaua sa seal olid? Või ma olen 6 isegi, jah. 6 isegi. Aga kas sul oli ka selline asi, nagu ma mäletan, kui ma läksin esimest korda Ameerikasse, ma ei tea, kuidas see Ameerika või siis see on üldse, ma ei ole teisel pool maakera nagu seal Aasia poole peal käinud. Mina ka mitte. Aga ma mäletan, et nii kui ma läksin Ameerikasse, siis oli kuidagi selline nagu, et sa nagu üritasid mõelda oma Eesti murede peale ja lihtsalt ei tule isegi meelde need asjad. Kas sul oli ka see asi või? Absoluutselt. See on ka vaata täpselt see, et sa tõmbad kuidagi ennast pistikust välja ja siis sa nagu, noh, töötab täpselt samamoodi nagu need. Ja muidugi see Ameerika energia kohe juba siis, kui sa sealt nagu saad tollist läbi ja kõik, sa sisened nii-öelda sellesse ruumi, siis tegelikult kõik muutub. Sina muutud, sest et see ümbruskond on hoopis teine. Sa lähedki nagu kohe. Kus kandis sa seal käisid? Atlanta, minu kodujaam on nii-öelda Atlanta ja siis Bostonis, Washingtonis. Jah, erinevates kohtades. Huvitavad kohad. Bostonisse vist on hea lennata ka, et see on päris lähedal vist. Ja kõige parem muidugi, kõige mugavam. Seal on nagu, vist Londonist on mingi 5 tundi või midagi sellist. Jah, aga ma ei mäletagi. Me läksime Las Vegas, siis meil oli ikka 14 tundi lendika, et siis sa said seal mitu korda süüa. Ja, oi mul ei, jalad ei pane nii kaua vastu, ma seda ei suuda. See oli ka nii huvitav, et see lend oli vaata nii pikk, siis kõik hakkasid mingid harjutusi seal tegema. Ja, ma alati teen. Mis veel, ma tahtsin küsida sellist asja ka, et nagu sa oled telemaastikul olnud, see oli kui kaua aega tagasi sa olid? Ma tulin ära 2017, päris ammu juba. Ja, see on kuigi see tundub nagu eile? 10 aastat põhimõtteliselt juba täis varsti. Kuidas sa üldse sinna sattusid või mis nagu, kas see oli nagu ka mingisugune, ma mõtlen lihtsalt, et kui ma vaatan seda, kuidas sa nagu teed kõiki enda asju, siis nagu alati sa teed nagu kuidagi nii suurelt neid või ma ei oska öelda nagu, siis ma mõtlen, kas see oli ka nagu kuidagi sellega seotud või siis lihtsalt sa kuidagi sattusid sinna ja sealt sai see alguse või mis moodi? Ma ei tea, mina ei satu üldse kuskile kunagi. Ikkagi oli eesmärk,
vaja just, jah. mina ütlen, et mina ikkagi nagu loon neid asju enda ellu, et ma õppisin tegelikult filmi Ameerikas USC-s, summer courses, et ma nagu, minu eesmärk oli kunagi ikkagi minna filmindusse, teha filmi ja ma õppisin ka Inglismaal, Brightonis õppisin filmidirektingut ja mind Inglismaal ma tegin tööd, tegin bensujaamas tööd, ma olin siis noor ja mul olid need õpped kõik sooritatud, aga ma ei saanud tööle nagu omal alal. Ja siis täiesti lampi, mingisugusel hetkel ma võtan seal ühe newspaperi lahti ja ma ei mäletan, mis newspaper see oli, aga saad sa aru, nagu milline on chance nagu what the heck? Sa loed kuulutust Viasat, see suur Viasat, vaata, mis oli siis kõik need Baltimaad, eks ole, kõik need TV3. See vist siiamaani? Jah, vist on, jah. Otsib Leetu promoprodutsenti, kes räägib vene keelt. Nii. Kurat, ma mõtlesin, et vene keelt ei räägi, aga küll ma räägin, kui vaja on. Jah. Saad sa aru, ma olen ise Inglismaal ja ma leian sellise kuulutuse, ma mõtlesin, et see on uks. See on nüüd see uks, millest ma lähen sisse ja ma lähen vaatan. Ja selles suhtes oli hästi äge, et ma ei läinud üldse nagu tööintervjuule. Minu mentaliteet oli, et ma olen nüüd siin, nii, kõik. Ega teil rohkem kandidaate niikuinii ei ole. Et ma lihtsalt läksin ja võtsin selle. Ja ma sain selle ilmselgelt. Ja siis ma läksin Leetu ja ma töötasin Eesti TV3-le promoprodutsendina. Ehk siis ma olin see inimene, kes läks montaaži. Seal õpetati mind välja montaažis, kuidas teha promosid. Kuidas teha nagu treilereid, filmitreilereid, saatetreilereid, kuhu panna sync, kuhu panna voice, Ja seal ma sain väga hea kooli ja ühel hetkel ma lihtsalt tundsin, et ma tahan koju tagasi tulla. Et ma nüüd ringiga, ma olin 5 aastat siis juba ära olnud Eestist, et ma tahan nüüd koju minna. Tekkis võib-olla selline pereloomise tunne, vaata. Ja siis ma läksin, ja siis mul oli selline koht, kus ma mõtlesin, et ma nii sita pealt ka võetud ei ole, et ma võiks täitsa mõelda, et mis ma nüüd tegema hakkan. Ja et ma ei lähe lihtsalt nagu TV3-le ennast pakkuma, et ma tulen, võtke mind. Ma olin ikka selles suhtes seal Leedus nii, ma tõusin ikkagi niivõrd oma tasemel ikka üsna kõrgele, et mulle pakuti seal koha peal, pakuti mulle väga head kohta, kui ma ütlesin, et ma hakkan ära minema. Ja kui ma ütlesin, et mulle see ei sobi, siis mulle pakuti Sky Plussi mingisugust kohta. Ma mõtlesin, et ei raadiosse, ma ei taha raadiosse. Mul tekkis valik. Ja siis mõtlesin, et aga miks ma siis üldse TV3 lähen? Et äkki Kanal 2 pakub rohkem. Ja siis ma tegin ka Kanal 2 Urmas Orule, saatsin kirjad, tegin pakkumise. Ma olen selline inimene, kes on teinud TV3-le neid treilerid promosid, et kas teil on mind vaja? Ma olin see promoprodutsent, kes tegi, vaata siis, kui on nagu uus hooaeg algab, sügishooaeg, siis mina tegin neid pikki treilereid, mis läksid ka nagu kinoekraanile. Et ma monteerisin selliseid suuri asju. Ja siis ma saatsin ja mulle tuli vist 2 päevaga tuli mul kiri tagasi ja 1,5 kuu pärast olin ma Kanal 2 tööl ja olin Kanal 2 promoprodutsent. Aga siis nägi mind Vigla ja siis pani Vigla mind Reporterisse, eetrisse, sest ma teen kõike liiga palju, ma naeran kõvasti, mind on liiga palju, ja kõike. Ja siis ta arvas, et ma peaksin nagu kaamera ees olema. Ja sealt see läks. Ja siis ma hakkasin juba oma saateid tegema. Mis ajal see algas umbes? Oma saated tegema. Üldse nagu kogu see teleteekond? Ja ma arvan, et võib-olla 2008 äkki või? Eks mingi 10 aastat. Oi, parem kuule. Rohkem? 2002, oi jummal. Tead, see võis olla 2006. Okei. Mis nagu selline kõige põnevam hetk on, mis sa praegu, kui sa mõtled, nagu, mis oli selline, et mis sa siiamaani kõigile isegi võib-olla räägid või mis oli selline huvitav asi, mis sul nagu... Ei, kõigile jääb meelde tõenäoliselt ja ikkagi oli kõige hullumeelsem see Cannes'i filmifestivalidel käimine reporterina. Et ma ju olin esimene, kes läks. Ja nii nagu ma ikka pioneerina. Ja nii nagu, eks ole, tehti sellest Õhtule fotograafist film. Mul on nimede peale nii halb mälu. Ja muide, see on põhjendatud ära, miks? Sellepärast, et ma ei vaata nime, vaid ma vaatan inimest.
ja ma unustan nime ära, ma vaatan inimest. Mis ta nimi oli? Ühesõnaga, kurja, see on nii paha, et asi, et ta mul praegu meelde ei tule. Ja läksin Cannes'i filmifestivalile nende suurte staaridega jahtima neid suuri staare. No ja siis sealt tuli see Leo Leon ja aga vaata, eestlane on nii selles suhtes nagu, kuidas ma ütlen, lihtne rahvas. Et nad ei saa aru, mis tähendab, ei saanud tollel ajal, kindlasti ei saanud aru, nüüd on juba nagu see info tuleb meieni rohkem ja meie jaoks on juba okei, kui sa seisad suure staari kõrval ja sa teed temaga pilti, on ju, see ei ole nagu selline ohoho, aga tollel ajal 2007 oli see midagi sellist, mis oligi nagu uskumatu. Ja ma tõin sealt ära ikkagi väga kõvad asjad, mis jäid tegelikult Leonardo DiCaprio varju. Sest et mul oli ju pressikonverentsil, ma olin üks vähestest, kes sai rääkida ja jälle nimed lähevad täiesti pekkis, kuidas nimed lähevad lihtsalt meelest ära. Pole hullu. Pole hullu. See on täiesti tavaline, sellepärast, et mul on endal ka niimoodi, et vahepeal küsitakse, et mäletad sellega olime seal, siis ise mõtled, millest sa räägid ja kui näidatakse pilti, see on, tema, mäletan küll, aga nagu nime pidi nagu täpselt sama teema mulle. Ühesõnaga suured staarid, et ma sain ikka tegelikult neile väga-väga lähedale ja ma sain ikkagi esitada küsimusi täitsa intervjuu vormis ja mida väga vähesed saavad täna öelda, et nad on seda teinud. Et jah, Angelina Jolie isegi ütles Hello Estonia. George Clooney, eks ole, tuli ja andis autogrammi ja sa said talle esitada küsimuse. Kes oli Angelina Jolie mees tollel ajal? Brad Pitt. Just. Brad Pittile ma sain esitada pressikonverentsil pika küsimuse. Nii. Ja ta vastas sellele. Kurat võtaks. No võt siis. Tooge mõni ajakirjanikest. Selline superstar istub siin laua taga praegu. Absoluutselt, aga see on sõda. See on ajakirjanduses, see on sõda. Sa lähed üle laipade, et jõuda selleni ja siis sa jõuad selle staarini, eks ole. Ja see on sekundite küsimus. Aga mis nagu sul oli nagu see asi, nagu, et miks sa siis 2017... Miks sealt ära tulid üldse? Tegelikult eks see oli nagu kõikide asjade kokku langevus, et seal oli Kanal 2 sellel ajal üldse nagu väga segased ajad. Vaata, Kristi ju tuli enam-vähem samal ajal. Et lihtsalt väga vale juhtkond tuli sinna ette otsa. Ja kogu see paat tegelikult hakkas uppuma. Ma olen seda näinud ja, et, nagu, et hästi paljud kuidagi nagu on seda toonud nagu, just siis vaata, kui see koroona hakkas, siis hakkasid hästi paljud nagu rääkima sellest, mis nagu toimub ja Kristi vaata hästi avalikult rääkis sellest, ma mäletan. See oligi sama juhtkond, et kes nagu Kristile seda tegi, see oli minu ajal sama. Et nad leidsid, et minu saated ei ole vajalikud. Ja siis nii läks. Aga mis nagu see peale seda edasi hakkasid tegema, mis nagu samas tegelikult, kui mõtlema hakata, ma ei tea, kas sinul on niimoodi, et tõenäoliselt on, ma usun seda, aga oled sa tähele pannud, et kõik asjad, mis sul on halvasti läinud, siis mingi 4-5 aasta pärast umbes sa hakkad tagasi vaatama, mõtled, et ülihea, et nii läks tol ajal, vaata, kuigi tol ajal võib-olla oli see sinu maailma kokku varisemine, vaata. Et kas sul oli ka niimoodi näiteks selle sama asjaga, et sa meediast ära tulid ja sellepärast, et kindlasti see andis mingi tõuke juurde, et sa täna oled see, kes sa täna oled ja teed seda, mis täna teed. Tead, eks see oli nagu natukene selline, kui inimesel vaata sellised asjad juhtuvad, mis on, see ei olnud lihtsalt, vaata, mul oli natuke teistmoodi. See ei olnud lihtsalt see, et see oli ühe töö lõppemine või ma olin oma teadliku elu elanud selles suunas, see oli minu identiteet. Ma ei osanud midagi muud teha. Ma olin terve elu õppinud seda, mida ma tegin. Ja ma tegin seda väga hästi. Ja mulle meeldis seda teha. Mulle meeldis oma tööd teha. Ja nüüd siis korraga sind ei ole nagu vaja. Ehk siis mul tekkis afektiseisund, mul tekkis see koht, et ma nagu kukkusin tegelikult sellisesse kohta, kus ma arvan, et ma ei saanud aru, mis minuga tegelikult juhtus. Ja ma olin selles natukene aega, aga mul, tänu taevale, et mul tuli kohe peale Tony Robbins, et ta praegu enam ei tee neid, aga tollel ajal ta 2 aastat tegi, huvitav, et Liisa Nikolsiga oli täpselt sama asi. Ta 2 aastat võttis vastu 2 lendu, oli üks programm, strateegilise sekkumise psühholoogia, mis oli väga, 6 kuud väga intensiivne. Ja ma sain Tony Robbinsilt sertifikaadi, et ma õppisin tema all strateegilist sekkumist. Ja see on puhas strateegia ja seetõttu mulle meeldib mängida strateegiatega.
jumal tänatud, ta tõmbas mu sealt nagu kohe välja, et ma läksin kohe arengusse, kohe õppimisse, et mul ei tekkinud vaata seal seda käppi, seda tühja kohta, et ma hakkan otsima ennast, mida ma otsin, noh. Aga mis nagu selline nagu, et kui sa vaatad nagu üldse nagu selle, kogu selle nagu üldjuhul vaata, inimesed ikkagi vaata, kes kuhugile jõuavad, kas nad siis saavad tänapäeval nagu suunamudijateks asjadeks ja vaata, hästi paljudel juhtub see asi, et nad kuidagi nagu tõmbavad ennast veel sügavamale sisse sellega nagu, et noh, ütleme nii, et kui neil hakkab see kuristik tulema, siis vaata, nad kuidagi hakkavad nagu kas siis põgenema, no ühesõnaga, ma kunagi lugesin ühte raamatut ja seal raamatus rääkis nagu hästi sügavast psühholoogiast, et kuidas tegelikult hästi kuulsad inimesed nagu hävitavad iseennast ja oma kõik need koostööd ja asjad ära sellega, et nad lähevad kuidagi selle kuristiku liiga sisse ja tõmbavad ennast veel kaasa, vaata. Ja mis ma nagu silmas pean, on see, et seal rääkis just täpselt sellisest asjast, et kes oli Tiger Woods, vist oli golfimängija, ja et temal oli mingisugune petmine seal, mingisugune abielu petmine ja siis mis juhtus oli see, et ta hakkas hästi palju ennast vaata tagasi ajama, et nagu ja põgenema selle eest, et mingi nokamütsi pani seal ette, jooksis ära paparatside eest ja nii edasi. Ja siis mis juhtus oli see, vaata, et kuna ta põgenes selle eest, siis teda hakati veel rohkem nagu süüdistama ja kõik nagu, noh, kui sa põgened, siis ilmselgelt nagu läheb see veel hullemaks. Ja siis need psühholoogid seal raamatus nagu kirjeldasid mõlemad omavahel, see oli nagu kahe siis psühholoogi omavaheline conversation. Siis nad rääkisid seal sellist asja, et tegelikult oleks võinud asja niimoodi ära lahendada, oleks väga lihtne olnud, oleks ütelnud lihtsalt, et oli ja siis, mis siis, kas ma olen ainukene mees maailmas või ma olen lihtsalt kuulus ja te lihtsalt märkasite, keda huvitab, vaat. Enamus teist nagu nii meedia inimestest teeb täpselt sama, vaat. Ja siis nagu see asi oleks nagu lõppenud, vaata, koheselt, vaata, seepärast, et nii kui sa enam ei põgene selle eest, siis kohe see lõpeb. Et kas sul oli ka nagu sellist asja, nagu kus sa nägid, et kui sa vaatad tagasi ajas, et sa tahaksid anda näiteks mõndadele inimestele, kellel võib-olla on selliseid olukordasid, kas siis nagu olnud või siis tulemas või mida iganes, et kus kohas nagu, et see, kuidas nagu sa tulid sealt ära, et nagu oleks võinud näiteks teisiti teha või siis sul läks lihtsalt nii sujuvalt, et sa nagu pole nagu midagi. Siis ma mõtlen just, et vaata hästi paljud inimesed kuidagi nagu, kui nad nagu saavad töölt lahkumisavalduse või nagu koondatakse, siis vaata nende maailm kukub kokku ja paljud hakkavad kohe alkoholi tarbima ja nii edasi, vaata, et nagu seda ma mõtlen just. Tead, see oleneb sellest, kes on need 5 inimest sinu ümber. See on nagu hästi-hästi oluline. Sest et tead, vahet ei ole, kas sa oled nagu kuulus või mitte kuulus, aga kui sinu ümber on nagu nõrgad inimesed, siis sa ilmselgelt nagu jääd ka ise nõrgaks selles augus olles. Ja kui sinu ümber on nagu inimesed, kes ei ole sinust kunagi aru saanud, et ka siis, mida mina märkasin, oli see, et kui ma sain nagu tuntuks, väga, oi jumal, nagu peaaegu kõik kadusid kõrvalt. Ja seda on ka praegu nagu selline, need, kes veel olid, nüüd on need ka kadunud. Et see on nagu selline koht, et vaata, arvatakse, mida ma kindlasti julgustan inimesi tegema, et kui kellegi tuntud inimesega midagi juhtub, siis Kristi puhul oli ju ka see nii, minu puhul oli see nii, et need sõbrad, kes olid, nad kaovad ära, sest kas nad ei oska, vaata, see on täpselt samamoodi nagu leinaga. Inimesed ei oska reageerida. Nad ei oska võib-olla abistada, nad ei julge küsida, et kuidas sul läheb. Või siis on nagu see koht, et on väga paljud need, kes tunnevad nagu head meelt, et tal läks nagu halvasti. Aga see inimene, kas ta on tuntud või mitte, ta vajab nagu inimesi, kellega rääkida. Et ta on ju täiesti tavaline selles suhtes tunnetega inimene, et küsida käest, et kuidas sul tegelikult läheb, et mida sa praegu nagu vajaksid. Ja et ümbritsege ennast inimestega, nad ei pea olema teie sõbrad. Kes ei löö nuga selga. See nagu ma arvan kõige olulisem. Sõbrad tihti löövad. Sest täna on nagu hästi suur probleem tegelikult, sorry, et ma vahele segan, aga täna on hästi suur probleem tegelikult see, et nagu ütleme niimoodi, et meil on selliseid inimesi, et kui Venemaa ründaks meid ja Venemaa hakkab võitma, siis paljud jookseks Venemaa poolel üle. Meil on selliseid inimesi praegu ümber. Ja see on nagu see koht, kus kohas sa pead väga hoolikalt vaatama enda ümber, et kui me lähme, siis me oleme lõpuni koos välja. Mitte niimoodi, et kui sa lähed siis nagu teisele poolele, kui ma võib-olla tegin midagi valesti, sest nagu paljud nagu ootavad kuidagi sellist asja, et nagu et eriti veel, kui sa oled kuhugi jõudnud, siis kuidagi kõik ootavad, et sa oleksid nagu eksimatu. Aga nagu
me ei ole robotid ju. Et ma nagu seda mõtlen just, et nagu Kristi puhul täpselt samamoodi ka, et kui ma nagu ise ka nii palju käisin tema juures ja grillisime ja istusime ka, siis nagu ma nagu lihtsalt vahepeal mõtlesin, et nagu kuidas saab lihtsalt nagu, et see sisu, mis seal sees on, et kuidas nagu, et kui sul on ümber inimesed, kes nagu milline sa pead olema, et sa nagu vahetad poolt ja lähed minema, sellepärast, et nagu, täpselt samamoodi nagu mul, ega ma ei arva nagu enda puhul sellist asja, nagu et ma nüüd ei eksi mitte millegagi, kindlasti eksin, lõigake siit see klipp välja ja kasutage seda tulevikus, kus ma ütlesin, et ma eksin ka, sest ma olen inimene ja inimesed eksivad, see on nagu loogiline, vaat. Aga just see nagu asi, sest nagu see üle minemine teisele poole, seda lihtsalt toimub Eestis räme palju lihtsalt, see on nagu julm. Ja ma arvan, et Kristi Loigo oli üks väga hea näide sellest, kuidas me tegelikult oleme valmis tapma teist inimest, tapma ja mõnuga tapma ja see on nagu selles suhtes, kuidas ma ütlen, see oli nagu, ma ei taha öelda, et see oli nagu ootuspärane, aga ma ütlen, et kui palju suudab üks inimene kanda tegelikult. Ega ta ju ei jõua lõputult kanda. Ja ma arvan, et lihtsalt see aeg, kus ta vaata, see pingelangus võib-olla tekib, vaata, et ma ei pea enam kandma. Siis see on nagu kõige ohtlikum koht. Et noh, keha ei saa aru, et oot, mis nüüd on, kas ma hakkan nüüd surema, et ma ei pea enam kandma seda vastutust, siis sellel hetkel tuleb selle inimese juures olla ja öelda, et rahune, lase lahti, kõik on hästi, sa ei pea enam pingutama, aga nüüd on see koht, et mine nüüd puhkama. Et lase lahti. Eestlase jaoks tegelikult üldse nagu kõige pekkis asi üldse vaata, noh, kuna sa oled ise ka välismaal käinud, on ja sa näed seda asja, mis maailmas toimub, tegelikult nagu eestlased on hästi tunnustatud maailmas, eriti selle poolest, et nüüd meil on see Bolt on ju tulnud siin viimaste aastatega, enne seda meil oli Skype on ja siin on veel igasugused muid startup, et nagu kui näiteks minu käest on küsitud ka, et kus sa pärit oled, ma ei ütle kellegile kunagi, et ma olen Eestist pärit, ma ütlen lihtsalt, ma olen pärit riigist, kus tehti Skype ja Bolt ja siis on ka wow, et very good introduction, vaata, siis nad lähevad guugeldavad, et kus Skype päriselt tehtud on, et nagu mul on väga sarnane. Ja siis ma nagu mõtlen alati ka nagu, et kui ma nagu Eestis näen, kui nagu kadedad inimesed on, et kui me lihtsalt võtaks terve riigi kokku ja hakkaks kõik üksteise edu toetama, siis meist saaks reaalselt Sveits väga kiiresti. Lihtsalt nagu ja välismaal olles alati, kui sa lähed kuskile Balkanitesse või brittidega suhtled, kuskil Hollandis käid kellega suhtled, siis alati kõigil on Estonia, wow, te olete nii kreatiivid. Soomlased, kes on ettevõtjad, räägivad alati, et kui on IT asi, siis on eestlased on parimad. Et nagu igal pool maailmas räägitakse, siis tuled siia Eesti, vaatad, kuidas kõik nagu kadestavad üksteist. Tegelikult, kui kõik hakkaks üksteist nagu toetama, ma kujutan ette, et Eesti liiguks päris kaugel ikka nagu maailma mastaabis, sest praegu juba on ju tõestus, et me oleme liikunud, vaat. Ja mulle tundub ka seda, et meil pushitakse nagu nii-öelda nagu avaliku elu tegelasteks inimesi, kes ei tohiks seal olla. Sest see eeskuju... Poliitikas samamoodi. Jah, see eeskuju on nagu nii halb, vaid pigem nagu just tunnustada neid inimesi, tuua neid rohkem nähtavale meie enda kogukonnas, kes on midagi, they've made it. They've made it. Et noh, et öelge välja, et they've made it. Ärge häbenege või ärge minge nagu sellesse kohta, et mul on kade meel, et tema on jõudnud sinna. Et jah, et mina arvan ka. Ma ei tea, mis asi see oli nüüd, mida ma nüüd arvan, aga olen nõus sinuga. Ma olen jälginud, vaata nii palju, kui kõike ma ei ole kindlasti jälginud, aga nii palju, kui ma olen jälginud, siis ma olen näinud seda, et sa hästi palju räägid sellest, et ise enda brändi loomine, ise see, kes sa oled ja kõike sellist. Vaata, enamus inimesed nagu kuidagi kardavad olla need, kes nad ise on. Ja siis nad kardavad olla nagu eriti veel avalikult need, kes nad ise on ja hästi palju vaata hakatakse olema keegi teine. Mis sina sellest nagu arvad? Ja siis nad ärgu imestagu, et neil scrollitakse üle nagu vaata. Et sa võid teha pea peal, sul võib see stuudio olla imeline, sul võib olla seal prompt ees, sul võib olla kõik ideaalne. Aga võib-olla mida inimesed nüüd järjest rohkem hakkavad nagu aru saama, me ei kuula, mida inimene räägib. Me loeme energiat, millega ta räägib. Ehk siis, mida autentsem sa oled, seda rohkem see info kohale jõuab, sest et inimesed, me
me jõuame sellesse kohta, kus inimesed muutuvad järjest tundlikumaks. Jah. Ja ta vaatab ja ta tunneb selle energia ära. Ja kui see energia on vale, siis ta scrollib edasi, sest seal on blank. Ja seetõttu inimesed peavad tulema nagu iseenda suuruses nähtavale. Ja. Aga sa oled ka seda meeldid, vaata, et kui inimesed võib-olla sind vihkavad, vaata, ma küsisin sinu käest ka, kui sa tulid siia kohe, et kas sa kommentaare loed, vaata. Ja sa ütlesid, nüüd sa loed. Vaata, kas sul on ka niimoodi, et kui inimesed sind vihkavad, ja ma lugesin seda ka ühest äriraamatust, on see, et ikkagi öeldakse, võib-olla oled kuulnud ka, et kui keegi sind vihkab või keegi sind maha teeb, siis järelikult kas sa oled konkurent või sa oled temast ees. Et kas sul on ka nagu sellised nagu... Vaata, mul oli kunagi aastaid tagasi, oli siis, kui ma veel televisioonis töötasin ja siis, kui minust ajakirjanduses väga palju kirjutati, siis ükskõik, mida sa tegid, siis nagu kirjutati ja siis ma ei lugenud. Sellepärast, et see oli nagu räme, see oli nagu, see oli nii valus, et kui sul laps sündis, siis kirjutas inimene, et kuidas sellel värdjal saab laps sündida. Saad aru, see ei ole nagu okei koht. Ja kõige naljakam on see, et alati need inimesed ei ole mitte kunagi oma näo ja nimega. Ja. Nad on alati mingisuguse pooliku Facebooki kontoga, mingi marr, tühik, tinn või mingi siuksed kontod. 35 followeri. Just, ja siis on 35 followeri või isegi neid ei ole. Ja siis on alati mingi hobuse pilt on, profiili pilt. Nagu lihtsalt... Lilled ja liblikad. Ja siis ma nagu mõtlen enda peas ka, kui toksiline sinu elu peab olema, et sa lähed, et kui kellelgi võib-olla ei lähe elus hästi, siis sa lihtsalt lähed ja veel sa oled see, kes viskab puid juurde veel. Kui halvasti su elus peab minema, et sa selline oled. Et ma saan aru, et sa enda ette pomised nagu, et parast talle, mida iganes. Aga see, et sa lähed kommentaariumitesse veel kaasa elama, nagu siis minu jaoks on lihtsalt nagu, et appi lihtsalt. Aga vaata, on tegelikult lausa kogukonnad Eestis, kus nad on nagu grupid ja kommenteerivadki seal. Kus nad joovad teiste inimeste verd, elavad punases. Ei, selles suhtes ma nagu ma saad aru, ma olen strateeg, ma toon piltliku näite. Et siis nad joovad inimese verd ja nad toituvad sellest. Aga nad ei saa aru, et tegelikult on teine inimene tema taga ja toitub tema verest. Et nad on inimsööjad. Ja nad söövad mingil hetkel, kui enam ei ole, nad söövad juba ammu iseendi jalgu, käsi ja nii edasi, ehk siis need on need vampiirid sõna otseses mõttes. Ja neid ei tohi üldse nagu karta. Mulle vahest isegi meeldib. Mulle vahest meeldib see koht, et kui tuleb keegi onu või tädi ja tuleb oma tarkusega umbes ma tegin ühe nalja ükskord. Tegin ühe laivi, kus ma ütlesin, et 1+1 ei võrdu 2. Et see ei pruugi vastata tõele, et kui sa oled ikkagi nagu loominguline inimene ja näed maailma suurema pildina, siis sa saad aru, et 1+1 ei võrdu 2. Ja üks onu tuli minuga vaidlema. Ja mulle hakkas väga meeldima, sest tegelikult ongi nagu see koht, et tema ei näe maailma nii, nagu mina näen. Aga küsimus oli ju puht nagu väga primitiivses vaatamises. 1+1 võib olla ka 11. Just. Ei pea olema 2. See võib 3 ka olla. Jah, absoluutselt. Absoluutselt. Just. Sest paari suhtes on ju see, et 1+1 on 3. Ja saad sa aru, ja see inimene läks nii pöördesse, et ta lõpuks ütles, et ma ei saa aru, mida ma siin vaidlen idiootidega. Nad püüvad mulle selgeks teha, et 1+1 ei olegi 2. Ehk siis me ajasime ta nagu nii lappesse. Ja vahest on see päris tore, kui sa ajad nad ise oma enda kaevu tagasi. Ja küsimus on selles perspektiivis, et kas me räägime matemaatilisest võtmest või millest, vaata, et see ongi see, et vaata, kus kohas nagu paljud inimest võib-olla kuidagi jäävad liiga kasti sisse, vaata. Ehk siis think outside of the box, vaata. Mis sinuks maailmas praegu toimub? Tead, tegelikult on see, me peame endale tunnistama, et see on katastroof. Ja ma käisin kunagi Kanadas aastal 2024, 2023 ja ma käisin ühe mountaini tipus ja istusin seal. Ja ma sain teadmise seal, et inimene on käivitanud midagi, mis hävitab inimkonna. Ja ma ei saanud aru, mis asi see on, mis sõnum see nagu sisse tuli. Ja siis natukese aega hiljem ma sain aru, et see on AI.
me proovime sellega nagu me proovime kohaneda. No selge on see, et vaata ta nagu AI on tulnud, et jääda. Aga me peame ka aru saama sellest, et see on tegelikult see Oppenheimeri teine versioon. Ehk siis on midagi maailmale antud, mis on hävitamiseks. Ja nüüd on lihtsalt see, et kas me suudame seda kontrollida, kui palju me suudame seda kontrollida. Ja noh, tegelikult on ju see koht, et kui isegi Google'i looja, eks ole, ütleb, et it's out of my hands, et seepärast, et tema ei saa sellele stoppi peale panna, see ei pidanud ju kunagi, eks ole, tulema nagu interneti inimestele kasutuseks. Aga nii nagu ta on öelnud, eks ole, et mina ei saa sellele stoppi panna, sest et kui mina panen stoppi, siis teised teevad niikuinii seda, et ma ei saa endale lubada seda ja see ongi nagu see koht, kus ma arvan, et me ei saa isegi aru, mis meid tegelikult ees ootab. Ja see ei ole ilus koht. See meie maailm ei taastu mitte kunagi sellest, mida me nüüd lõime. Ja see on katastroof tegelikult. Aga samas on nagu see asi ka, et kui me tahaksime AI-st niimoodi, et seda ei tuleks üldse, siis me ei oleks tohtinud isegi arvuteid teha, sest arvuti tahtmata viib automaatikani. Et siis me oleksime pidanud nagu, et isegi kõik nutitelefonid ja kas või see, et me salvestame siin seda praegu, isegi seda ei oleks tohtinud siis tekkida, sellepärast, et nii või naa nagu inimesed vaatavad, nagu ehitavad midagi valmis, kas mingisuguse programmi või äppi või mida iganes, ja nad ehitavad selle asja valmis ja siis ikkagi tekib mingi hetk see küsimus, et aga kuidas me saaks selle automaatseks teha, kas või näiteks mingid Instagrami postitud, kuidas me saaks automaatseks teha, et see ise postitab, et tegelikult nagu kui niimoodi mõelda jällegi, et kas nüüd jah, ma ei ole ekspert selle koha pealt, ma lihtsalt tean, kuidas AI töötavad, ma olen neid kasutanud, ma olin esimest inimest seas, ma ei mäleta, kas see tuli 1. november või 1. detsember tuli OpenAI poolt, tuli välja siis see ChatGPT, ma olin esimese miljoni seas, ma mäletan, et kui ma olin seal juba alla laadinud ja kasutasin, siis kas tuli sama päeva õhtul või kunagi tuli postitus, et 1 miljon inimest vist oli alla laetud või midagi sellist. Et ma ise nagu väga palju kasutan, aga ütleme nii, et ma võin ka öelda nagu, et kui vahepeal nagu, et kuna ma ise ehitan täitsa neid AI nagu mudelid ja katsetan nagu, et kuidas treenin ja mingid eesti keelt neile ja mida tohib öelda ja mida ei tohi, siis ma vahepeal ise mõtlen ka, et nagu, et kui see valed, ma ütlesin vist Andole ka seda podcastis, et kui see valede inimeste kätte peaks sattuma, siis isegi valitsus ei saa sellele lihtsalt nagu, sest see on nagu julm, mida ta võib lihtsalt võtta maailma kõik koodid ja lihtsalt endale selgeks teada, häkib igale poole sisse, see kõige hullem ongi vaata see, et kui mingisugune tuumajaam vaata ja ta laseb seal mingid asjad lihtsalt teistpidi ja kärsatab selle tuumajaama puruks ja ongi maailma katastroofid, vaata, inimesed kardavad nagu AI puhul, nad kardavad valet asja. Nad kardavad, et tulevad robotid ja hakkavad inimesi üle võtma, eks ole. Aga me ei pea kartma neid roboteid, me peame kartma inimesi, kes on AI taga. Et kes nagu loovad selle järgmise AI, kes kontrollib eelmist AI-d. Mõtle, kui kiiresti on AI, kui vähe ta on olnud ja meil on juba versioon 5 või, mis meil on mingi versioon Open see on alles ChatGPT, aga kui sa võtad LM Studio lahti, seal on 1000 AI-sid. Erinevate arendajate poolt, kes on open source, vabakutselised arendajad, siis on seal erinevaid ettevõtteid maailmas, igas riigis on oma AI arendajad, neid on lihtsalt nii palju. Ja täna, kui sa tahaksid AI arendajaks hakata, sa võiksid ise seda teha ilma, et sul puudub mingisugune oskus, sul peab lihtsalt loogiline mõtlemine olema. Ehk siis nagu, et mida sa talle söödad. Sest AI on jõudnud täna sellisesse kohta, kus kohas ta treenib ise ennast. Sina pead lihtsalt nagu valima talle selle suuna, mis skillid tal tulevad kõige sellist. Ja ega mul on täpselt samamoodi ka, et miks ma ise olen AI poole peal on puhtalt selle pärast, et ma näen, kuhu see maailm on minemas ja ma tean seda lihtsalt, et varsti on vaja, kuna nagu nii me jõuame sinna kohta, kus kohas on AI versus AI. Ja kui sul ei ole oma AI-d, siis teine inimene hävitab su ära oma AI-ga. Ja ma lihtsalt mis see tähendab täpselt? No toome lihtsa näite, kui ma ei tea, praegu võib-olla tõenäoliselt Euroopas nii-öelda siis võetakse arvatavasti vastu seadused, asjad Taanis vist juba võeti, et sa või AI-sid vist riigiametnike kuskil kohtutes asjades kasutada ja nii edasi. Peab olema inimene. Aga toome lihtsa näite, kui me istuksime täna kohtusaalis, mina versus sina, mida mitte kunagi tõenäoliselt juhtu, see ei ole loogiline, aga toome lihtsa näite, et me oletame, fabritseerime, et see on kohtupink praegu siin. Kui mul on nüüd AI, kes teab kõiki Eesti seaduseid peast ja tema intelligentsuse tase on maailma tasemel AI, siis ükskõik
kui tugev advokaat sul ka ei oleks, ma lihtsalt hävitan sinu ja su advokaadi lihtsalt ära. Sest lihtsalt ükskõik, mida sa ka suust välja ei ütle, siis minu AI juba teab seda. Ja toome lihtsa näite, metaprillid kaameratega. Saad kaamera käia ringi igal pool ja kõik sellist. Inimesed on ühendanud neid prille ära AI-ga. Ja toome näite, kui ma istuksin sinuga praegu laua taga siin vastas, sa isegi ei tea, et need prillid on sees, aga kõrvaklappidest AI mulle juba ütleb, tegemist on Carmen Britsoniga, see asi, need on kohad, tema nõrkused, tema tugevused, see teine kolmas, tema advokaat on see, ta on hästi tugev just nende asjade kohtade peal. Ma just vaatasin ja kui sa sirvid seda kohtuprotsessi või dokumente, ta juba ütleb automaatselt, loeb kõik need asjad ära ja ütleb sul lihtsalt, et siin on sellised võidud võimalik tõmmata ära nende seaduste ja nende seadustega asjadega. Aga ma soovitan sul näiteks sellist asja, et küsi, et sa tahaksid nii-öelda siis kohtu protsessi pausi teha, kohvipausi, meile piisaks umbes 45 minutist, et ma saaksin kõik need asjad uuesti läbi skännida. Kuidas sa saad sellise asja vastu, ütle mulle? Ja minu ainukene asi on lihtsalt see, et ma tahan olla sellel poolel, kus kohas kui AI tuleb meie vastu, et mul on midagi vastu panna neile. Sellepärast, et kui sa ise AI-sid asju ei treeni, siis keegi tuleb ja hävitab su ära. See on päriselt nagu on niimoodi. Sellepärast ma ise ka olen podcastides rääkinud. Paljud inimesed arvavad, et ütleme nii, järgmise 2 aasta jooksul on ju ennustus lausa. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud seda, et 40% umbes töökohtadest või just see. Ja järgmise 5 aasta jooksul võib see minna üle 50%. Mõtle nüüd, kui Eestis 50% populatsioonist oleks töötu. Ja seal ongi vaata see digiraha oleks siis vaja ja siis see on sul see idee ja mis iganes. Ja kui sa mõtled, et see lahendus on isegi loogiline, muidugi see on nagu jälgimissüsteem, jälgimisühiskond. Kui sa ei suuda tööl käia, sa saad riigi poolt raha, sa pead selle kindlasti 2 kuu jooksul näiteks laiaks lööma, kui sa laiaks ei löö, siis see aegub aina. Siis sa ei tohi näiteks mingisuguseid seaduseid rikkuda, maksud võetakse automaatselt sinu arvelt maha, kõiki jälgitakse, mida sotsiaalmeedias ütled, kas sa oled vaktsineeritud ja nii edasi. Ehk siis kui sa tahad riigilt raha saada, sa pead tegema nii, nagu riik õigeks arvab, et sa pead tegema ühesõnaga piltlikult öeldes. Ja see on see asi, mis nagu 2027 aastal juba tuleb meile. Arvut võib. Kui sa jääd töötuks, siis see on su ainuke lahendus. Ja see on nagu see asi, miks ma täna nende AI-dega tegutsen, miks ma ütlesin ka eelmises podcastis, et kui on inimesi, kes on huvitatud AI-st ja kellel on nagu selline asi, siis ma soovitan, et nagu paneme mingi seltskonna kokku ja mõtleme midagi välja, sest nagu vastasel juhul me oleme kõik sõnades mõttes nagu soomlased ütleme, et siis ollaan kusesse. Aga kas sul ei tundu, et ütleme niimoodi, et kui meil on täna, kui me räägime nendest, et kes jäävad töötuks, eks ole, siis tegelikult jäävad ju töötuks nõustajad, kabinettides istujad. Kõige rohkem, esimesena ütleme need, kes jagasid infot. Just. Aga mis läheb hinda, on tavaline põllumees, on torutööd, oskustöölised. Need, kes teevad füüsilist tööd, kus on täpsust vaja. Ja need, kus on inimesega kontakt vaja luua, et teenust pakkuda. Just. Ehk siis sa pead lihtsalt ümber kohanema, nii nagu see kõigi poolt vihatud meesterahvas, ameeriklas, Tate või Kate või mis ta nimi on? Andrew Tate. Ja vahest ta hüppab mulle ette. Ta mulle mõned tema mõtted, mis tegelikult üsna paljud tema mõtted mulle väga sobivad. Tead, mis on või? Ma lihtsalt segan vahele siin sellepärast juba, et kui sa tema podcastid läbi kuulad, siis sulle meeldib enamus asjad tema juures. Eks ikka vaata, kui sa oled... Mulle isegi tundub, et ta näeb ette midagi. Sul on palju, võib-olla, või siis ta teab infot. Kui sul on palju raha, sa oled atraktiivne, ilmselgelt, kui sa oled veel nii-öelda siis testosterooni täis mingisugune poksija, siis tõenäoliselt, ja maailma kuulus nagu, siis tõenäoliselt ilmselgelt nagu ütleme nii, et käidki oma naistega ringi ja nii edasi, mis paljudele ei meeldi. Ma olen ise ka rohkem selline traditsiooniline Eesti inimene, et mul on kindel suhe, ma olen nagu, me mõlemad austame üksteist ja nagu mul ei ole sellist asjad nagu mingi mitu paarilist või midagi sellist. Et see on nagu üks asi, nagu, mis minul on nagu tema puhul nagu selline. Aga kui sa nagu vaatad ülejäänud podcasti ja kuulad nagu lõpuni, sa saad aru, et kõik need videod, mis ta tegelikult teeb internetti ja mis nagu inimesed räägivad temast halvad, näed seal see ja teine kolmas, siis need on kõik tehtud lihtsalt selleks, et sa paneksidki kommentaari, et see levikski edasi. Sellepärast, kui see levib edasi, siis rohkem inimesi näeb, kui rohkem inimesi näeb, siis rohkem inimesi kuulab ja ta on reaalselt väga edukaks saanud tänu sellele, et paljud lihtsalt
lähevad uudishimust kuulama teda podcastist, nad tellivad tema kursused asjad. Ma arvutasin kokku, ta vist teenib oma koolitustega 12 miljonit kuus, midagi sellist. See on marketing lihtsalt, mis ta on suutnud ära teha ja väga hästi. Ja tänapäeval paratamatult, kui sa tahad jõuda kuskile ja sa oled ise turundusega või nii-öelda klippe igasugust, mis iganes teinud on, siis tegelikult on fakt see, et tegelikult nii-öelda siis, kui sa tahad kuskile jõuda, sa pead korraks šokeerima selle sekundiga inimest. Et ta nagu peatuks selle sinu reeli peale, kuulaks, et mida talle siis öelda omad. Ja see on nagu see, millega ta on tugev. Ja vaata, ma ütlesin ennem rääkin sellest energiast. Tema energia on nii tugev ja niivõrd. Aga mulle meeldis tema lihtsalt see mõte, et kui sa tahad ellu jääda, siis sa pead lihtsalt adapteerima ennast nagu sellesse kohta, et sul tõenäoliselt ongi nagu tulevik selles kohas, et sul ei ole ainult Eesti kodakondsus, vaid sa pead nagu looma endale võimalusi, mitte jääma kinni ühte riiki. Et sul on firmad jaotatud laiali, sinu sissetulekud on jaotatud laiali, et sa ei jää ühte, kui siin on krahh, siis seal ei ole krahh. Et kuidagi nagu selline, mulle mõned tema mõtted nagu väga nagu meeldivad, ma vähemalt püüan neid iseendasse sisse lasta niimoodi, et ma ei tee seda valeks, et ma saaksin aru, mäletad, issand jumal, kui ta rääkis sellest, et no lihtsalt tema kõnekeel on lihtsalt nii nagu otsene, eks ole, aga ta ütles, et the gatekeepers are gays and ja perverdid, eks ole. Et ükskõik, et alati tuleb sein ette vaata ja need gatekeepersid, kellest sa pead nagu mööda minema, on nagu perverdid. Ja nüüd sul ongi lihtsalt valis, tegelikult teades juba infot Epsteinist ja kõigi need didid ja muud on ja ma mäletan seda, et seda räägiti üle 10 aasta tagasi juba Hando ja asjad rääkis kavad, see tundus nii nagu, mida nagu, okei, võib-olla kaksiktornid oli sisetöö, selles suhtes nagu, et suht tõenäoline, et see oli, ma ei ole mingisugune, ma ei tea, mida iganes. Siis eelmises osas ma rääkisin ka sellest Rail Balticust asjadest. Tõenäoliselt tavainimesele nii palju see on hea, et ta saab sõitu kuskile, võib-olla kuskile Euroopasse, aga ilmselgelt seal taga midagi muud ka, Ma ei tea, ma ei ole ekspert. Aga kui need Epsteini failid välja tulid, siis nagu lihtsalt ma ise ka mõtlesin nagu, et nagu päriselt ka lihtsalt või? Ja kui palju nendest, ma ei tea, kuna sa telemaastikul olnud vist seal ka, kas räägiti üldse nendest või? Ei, tema puhul on nagu lihtsalt see, et jälle nagu see teit ütles gatekeeper. Ta oli lihtsalt gatekeeper ja nagu see oli nagu avalik saladus, vaata. Ma ei tea, kas Eestis on nagu sellises mastaabis inimest, võib-olla need, kes ütleme, kui sa tahad televisioonist läbi lüüa, siis sa tõenäoliselt pead Kaupo Karelsoni teadma. Mitte tuues võrdlust, aga ma lihtsalt ütlen, et alati on igal alal on nagu keegi, kelleni sa pead jõudma, et saada seda, eks ole. Ja tema oli ka üks nendest, kes tegelikult teadis informatsiooni. Tema juurde mindi, näiteks, et kui sa tahtsid luua mingisugust fondi, siis väga paljud inimesed, neil olid neil sellised head mõtted, eks ole, et ma tahan luua fondi, et tegeleda hea tegevusega, siis väga paljud inimesed läksid tema juurde raha küsima. Ehk siis ta oli nii nagu Ukraina puhul on keegi nii-öelda ahvipoisikene, eks ole, kes on see gatekeeper ja tema ongi seal selle koha peal, et olla gatekeeper. Ja siis, kui sa lähed nagu tema juurde, küsid raha tema käest, et kuule, et mul oleks vaja siin, eks ole, 1 miljon, mis sa arvad, ja teeme ära, aga samas ta istub sul nagu vastas selle hommikumantliga, eks ole, ja siis ta ütleb, kuule, aga kas sa massaaži tahad, et seal tagatoas, et massaaži pakume, et tule räägime natukene juttu. Ja see inimene, kes läks hea mõttega, et saada nagu raha oma hea tegevuseks, kuidas ta julgeb sellele inimesele, kelle käest ta just 1 miljoni küsib? Kuidas ta julgeb talle öelda ei? Ta läheb sinna, sa oled nimekirjas. Et see nimekiri on ka nagu täpselt selline, et miks sa seal nimekirjas tegelikult oled? Üks asi nimekiri, teine asi on see, et need kõik majad olid ju mingid kaamerad asju täis. Jaa, just, et filmiti kõike. Ja siis, kui sa ei teinud asju nii nagu vaja, siis lihtsalt öeldigi, et aga kas sa tahad, et need videod lähevad avalikuks? Ja seal ongi see, et inimesed kardavad juba oma maine pärast, oma perekonna pärast, siis nad kardavad selle pärast, et neid ära hävitatakse, pluss see ka veel, et sa kui pikaks ajaks sa vangi lähed, ja siis sa lihtsalt teedki nii nagu vaja ja seal lähedki veel sügavamale sinna auku. Absoluutselt. Kui palju sa usud, et Eestis seda asja toimub? Ja kas üldse toimub?
Mina arvan, et meil on nagu selliseid koduperverte palju, et lihtsalt, et kuna pornograafia on hästi kättesaadav ja siin ei ole nagu üldse vahet. Ma arvan, et siin see walking on the line on nagu see joon on nagu nii ähmaseks saetud, et isad nagu panevad poegi ja pojad panevad õdesid ja tegelikult kuna see tekkis tegelikult koroona ajal, siis kui inimesed aeti nagu nurka ja siis ju oli, vaata, mäletad, olid uudised, et pornograafia vaadatavus tõusis lakke. Ja sellepärast, et inimesed ei saanud ennast enam välja elada, aga sellest kinnisest tsoonis olemisest ja selles oma vajaduste rahuldamisest tekkis harjumus. Ja nüüd ongi sellepärast see asi selline, et me ei saa mööda kodusid käia, et neid perverte, eks ole, kinni võtta, aga see, ma arvan, et Eestis on see väga-väga laialt levinud. Mis nagu sinu arvates lahendus oleks? Lahendus oleks see, kui ma arvan, et meil oleks välja koolitatud inimesed, kelle poole pöörduda saab. Sellepärast, et miks see naine või miks see poeg või tütar, miks ta ei lähe rääkima, tal ei ole kellegi juurde minna. Ega see, et me teeme selle inimese avalikuks, ega see seda probleemi ei lahenda. Et meil on vaja ikkagi nagu ega siis sellepärast, minu meelest siin on nagu ka natukene topelt nagu selline koorem. Kui me teeme selle mehe avalikuks, siis me teeme avalikuks kohe ka selle lapse ja selle naise. Aga me ei mõtle nii kaugele, et kuhu see tegelikult see asi läheb. Aga meil peavad olema inimesed, kelle poole see naine ja see poeg saavad pöörduda, kes on usaldusalune. Ja see inimene peab olema ühe numbri kaugusel, mitte mingisugune number, mis on üldine. Siin peab olema üks inimene, tähendab üks liin, kuhu ma helistan, kui mul on see probleem. Ja see peab olema hästi teatud, hästi usalduslik. Vanasti oli vaata see, et mindi kirikusse, siis ei näinud preesterit ja preester ei näinud sind, vaat. Ja. Et tegelikult nagu, ütleme nii, et see ei ole nagu mingisugune uus asi, mida võiks teha. Vaat. Aga näiteks oletame, et vaata täna nüüd tahetakse teha ju, luuakse või surutakse läbi Euroopas seda, et kuidagi mingit, kas Hispaania võttis vastu juba, et 16+ vist peab olema sotsiaalmeedias ja kuidagi pead kontrollima ja nüüd vanust ja kõike sellist, et mis sa sellest arvad? Sellepärast, et see on küll seotud ju, tuuakse ettekäändeks seda nii-öelda pornograafiat, vaat. Mis oleks sinu silmis nagu see lahendus tegelikult, et nagu, sest mina näiteks olen täiesti nagu selle vastu, et peaks nii hakkama igal pool sotsiaalmeedias küsima nagu dokumenti, see nagu veits hull ju. Kuidas me siia, nagu 2027 aastat oleme kalendris aega lugenud, siis nüüd jõuame siiamaani, et nagu, et kui peaks dokumenti küsima sotsiaalmeediast varem, nagu ei tulnud selle peale või? Aga nad ju petavad ja sa ei saa ju seda õiget vanust kätte ju sealt. Ei õiget, aga jaa, aga keelakes üldse see pange kinni need minu meelest on ka ainuke asi on see, et kui te tahate nagu sellest viirus on välja, siis tuleb viirus kinni panna, viirus tuleb kinni panna. Paneme ravi, vaata, et nagu, et tänapäeval on tegelikult meditsiinis täpselt sama probleem, kuidas tehakse, et selle asemel, et nagu hakata vaatama, et võib-olla toitumine on see, et nagu taimsed rasvad välja või õlid ja nii edasi, fritüüritud asjad ja nii edasi, alustaks sellistest asjadest, aga mis tehakse see, et kohe nagu ravimid, vaktsiinid ja kõike sellist, et antibiootikumid, see on nagu esimene nagu asi, et minu meelest vaata isegi, kui me räägime sellel AI teemal, et kui raske on siis nagu luua üks kood, mis keelustaks pornograafia AI-l, et see AI hakkab kontrollima seda. Aga seda ju nüüd Hispaania teebki. Okay. Hispaania teeb sellise asja, et nad hakkavad jälgima kogu sotsiaalmeediat AI abil ja nad hakkavad siis keelustama, kas oli 14 või 16+. Aga ma mõtlen jällegi seda asja, nagu, et kui ma ei ole selle asjaga näiteks seotud üldse, mind ei huvita sellised asjad. Ja miks ma siis pean kannatama selle pärast, miks ma pean andma dokumendi, kui ma olen Facebooki vaata. Ei, see mulle tundu ka nagu õige. Kuidagi nagu suht, et nagu kõiki lüüaks ühe vitsaga, et nagu kui meil on AI olemas ja tegelikult me teame, kes siis nendel lehtedel käivad, et peaks nagu pigem neid kontrollima vaat. Kui sa lähed ju mingisugusele 18+ lehele, siis ju on teada IP, kes sinna läks, et nagu saatke neile need, et kontrollige neid, mitte niimoodi me kõigile, vaata, et see nagu tundub kuidagi, et selle varjus nagu tahetakse samm lähemale jõuda sellele, et kontrollida sind, et kui sa vaatasid koroona ajal ka, siis hästi palju kommenteeriti igal pool, et tänagi, kui sa lähed näiteks mõne valitsuse lehele, mingi postitus seal on, et oi, meil on see asi ja teine asi, siis seal sõimatakse kõik nad täis kohe, vaata, et nagu et vihakõne või kuidagi see nagu üritatakse nagu kuidagi vaigistada, aga samas on ka see asi, et kui sellised asju vaigistada, siis ilmselgelt see on nagu lõputu selle
kuidas öelda, narko vastu võitlemine ka, narkoturu vastu võitlemine ka, et mida rohkem sa selle vastu võitled, seda rohkem nii-öelda siis inimesed nii-öelda siis tahavad seda, sest keelatud vili on alati magusam, et seda räägitaksegi juba aja algusest alates. Et täpselt samamoodi ju narkootikumidega saaks ka ju niimoodi, et ma ei tea sellest, ma ei ole ekspert, aga ma ise olen nagu mõelnud seda, et kui sa tahad ikkagi ennast sassi kammida, miks ei võiks olla mingisugused meditsiinitöötajad, sa lähed nende juurde, sa maksad neile oma raskesti teenitud raha ja siis sa võid seal kammida niimoodi, et nad vaatavad, et sa ellu jäädvad. Oleks ju palju ausamad. Sest vaata, mõtlen seda asja nagu, et kas oli see mingi Weekend Festival või mingi asi, mis Pärnus toimus või mingi pidu. Siis seal oli ka niimoodi näiteks, et koha peal tehti narkotesti ja niimoodi, et nagu sa võitsid käia ja politsei sind kinni ei võtnud, see oli nende lubadus, vaata. Minu arust ongi see nagu aus, et vähemalt nagu, sest vaata, kui inimene tahab, siis ta teeb seda nii või naa ja ta teeb seda ebaseaduslikult. Et miks sa nagu keelad ja kui ta tahab olla uljas pea, ta lihtsalt teeb seda ja sa ei saa seda keelata ja mida rohkem sa keelad, seda rohkem ta teeb. Et kui ma noor olin ja mul ema ütles, et suitsu ei tee, vaat, siis me nimelt tegime just nagu, ja sa nagu tegidki poistega kuskil võpsikus kuskil kooli kõrval, nimelt mitte sellepärast, et sul suitsu vaja, vaid sellepärast, et ma saan. No, et nagu täpselt sama on ka selle asjaga, vaata, et tegelikult nagu, et võidelda nagu selliselt, et hakata kõiki keelama, nagu kas see on lahendus, vaata. Tead, kunagi oli aastal, ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga ma tegin oma pojaga intervjuu Facebookis. Nii. Sellepärast, et lapsed suundusid ära internetti ja Fortnite tuli. Ja hakati nagu, see oli nagu, mu laps oli tõesti noor. Ja ma sain aru, et see on nagu esimene samm selles suunas, et meie lapsed kaotavad lapsepõlve. Sest on tulnud nagu selline nähtamatu vaenlane meie oma kodudesse, kes pakuvad neile seda adrenaliini sellisel viisil, mida nad enam ei saa läbi füüsilise tegevuse. Nad ei lähe ja füüsiline tegevus on alati läbi raskuse minek. Ehk siis sa pead minema nagu välja, see on nagu mingi tegevus. Jah, et sa nagu ei saa, et meie noored, meie tuleviku generatsioon on tõenäoliselt need inimesed, kes hakkavad vältima raskusi. Nad ei ole kogenud neid. Nad ei tea, mis asi on nagu pingutamine, läbi raskuse minek, ja nad peavad nagu instant dopamiini saama, nagu kohesti dopamiini saama ja see on väga kerge tulema. Ükskõik teed arvuti lahti ja kohe tuleb erinevatel viisidel. Sotsiaalmeedia, reelid, väga ohtlik asi. Täielik aju surm on see täielik. Reelide vaatamine pidi olema sama hull, 4 korda hullem kui alkoholi joomine. 4 korda hullem sinu ajule kui alkoholi joomine. Kujuta ette, mida teeb. See on aju, nii-öelda siis, kuidas öeldakse, inglise keeles on rotten, nii-öelda siis mädanemine. Aju mädanemine, et su aju lihtsalt praetakse ära nagu praemuna. See on siis, kui ta vaatab neid TikToki reelse või? Ja just, sellepärast, et vaata TikToki reelsid ka, kuidas nendeni jõuti, ma vist rääkisin Hondole või ma mäleta, kellele ma just rääkisin ka, et nendeni jõuti selliselt, et vaata kasiinos ka, kui sa lähed, siis kogu aeg vaata kerib ja sa ootad järgmist võitu, vaat. Ja siis tuleb, aga sa jäädki sinna vajutama, sest vaata, sa ootadki, kuidas TikToki ja Instagrami reelid tulevad, nad ju tulevad järjest niimoodi. Ehk siis see tekitabki sõltuvus, sest sa tahad iga kord midagi enamat, vaat. Ja nüüd, kui sa lähed sellest äpist välja, siis pealehel on ikka veel oot, siin on midagi võib-olla, mis sulle meeldib ja siis ikka juba lased seal edasi niimoodi. Et see on väga ohtlik. Päris õudne. Ma näen oma poiste pealt ka, aga ma küsin nende käest kohe. Pikalt sa hüpnoosis oled nüüd siin? No tegelikult ütleme nii, et soovituslik oleks ikkagi see, et piiri hakata pidama selle koha pealt ja kui väheseks on jäänud tegelikult see, et me käime koos väljas, me läheme restorani kõik koos, me läheme võib-olla kuskil lounge'i istuma, me grillime koos, niimoodi, et keegi telefonis ei ole, kui väheseks see tegelikult on jäänud. Jumal. Et see on nagu ikkagi enamus inimesed nagu kohe esimesel võimalusel istuvad ja nagu otsivad midagi, et midagi oleks veel paremat. Elu muutub igavaks. Aga sellest on võimalik ka lahti saada, et räägitakse ka ju, et kui sa lähed ju kas 3 päeva vist või ma ei mäleta, kui kaua see oli, et kui sa lähed telkima näiteks ja sa äratuskellaga mitte midagi ei pane ja üldse nagu ei ole nii-öelda siis ekraani taga, siis pidi niimoodi olema, et kas, kui ma ei eks, siis 3 või 5 päeva, midagi sellist oli. Suht lühikese ajaga sa lähed selle kellaga õigesse nagu rütmi, kus inimene ärkama peab ja magama minema peab. Et see nagu rütm läheb suht kiiresti paika, et seda võib ka
AI käest küsida, vaata. Et selles, aga jaa, et suvi on tulemas, mis ma soovitan ka, et võib-olla, sest täpselt samamoodi on ka see, et kui sa tahad näiteks suitsetamisest vabaneda, siis paljud hakkavad igasuguseid asju tarbima ja plaastrid ja kõik sellist. Tegelikult on see, et tee 3 päeva järjest korralikult sauna. Siuke 3-4 tiiruline saun, niimoodi, et sa ikkagi igistad korralikult välja 3 päeva järjest ja suitsetamine, sul on väga lihtne loobuda. Sest oled sa vaata ujumas käinud näiteks, siis vaata pärast seda, ma ei tea, võib-olla selle suitsetaja olnud, aga pärast seda näiteks, kui sa lähed ujumast tuled või saunast tuled, siis see suits maitseb imelikult, vaat. Ma ei ole kunagi suitsetanud. Nii, siis ei tea. Aga nii-öelda siis alati just nagu pärast nagu just näiteks, kui sa oled ujulas käinud ujumas, siis on alati mingi eriti imeliku maitsega, vaat. Ja täpselt samamoodi on ka pärast sauna, vaat. Et samamoodi on ka sellega, et tegelikult oleks soovitatud, kui sa tahad veel inimeseks jääda, siis reelid on täna kõige suurem oht üldse. Ja teine asi muidugi on ka see, et sa liiga palju usaldad AI-d, vaat, et kõike nagu AI käest, vaat, et juba inimesed täna küsivad, et kuule, et mul on siuke naine, vaat, saadavad pildi, et kas see tasub temaga üldse, vaat. Kas seda tasub üldse teha, kas seda tasub üldse teha. Et on pigem olemas neid AI-sid, vaata ka, et kes nagu annavad sulle põhjaliku analüüsi ja teevad nagu nii põhjalikult nagu selle töö ära, ilma, et nad võtavad sinu isiksuse ja seovad sellega ära. Aga samas on ka väga lihtne, vaata selliselt, et sa oledki sellest lõpuks sõltuvuses ja sa teed kõike sellega, vaata, et ma ise tegin ühe AI koolituse inimestele, et nad teaksid, kuidas prompte kirjutada. Noh, et lihtsalt, et noh, ütleme, et ta teeks sinu elu lihtsamaks teatud mingisugustes kohtades, kus sa tõesti ei pea ise mõtlema nii palju. Ja aga inimestel on selline omadus, et nad muutuvad mingist hetkest ahneks. Noh, täpselt nagu nende reelsidega. Ja siis kui sa muutud ahneks, siis see AI muutub samuti ahneks. Ehk siis tema hakkab sinu seda, laiskust ära kasutama. Ja ta pakub, vaata, AI-d pakuvad ka, et kas sa tahad, et ma teen sulle nüüd selle. See on nagu kuradi see TikTok. Ma ei vajuta mitte kunagi neid seal all. Ärge vajutage. Mitte kunagi. Ja teine asi, mis on näiteks see, et mul isiklikult, ma mitte kunagi ei räägi AI-ga enda asjadest. Just. Lihtsalt ma ainult küsin kõike, mis on väljaspool, aga ise enda asjad on nagu enda asjad, mida ma arutan ainult oma kaaslasega nagu, või emaga või kellega. Absoluutselt. Oli üks TikToki mingisugune naine, kes tegi endast nagu klooni. Ja selleks, et inimesed saaksid, nagu AI-ga tegi endast klooni, et inimesed saavad, et ja kuskil ma selle info nüüd sain, ma ei mäletan kust, ja ta teenis sellega ühe päevaga 70 000. Sellepärast, et ta pakkus välja, et see on minu kloon ja et if you feel lonely, et kui sa tunned üksindust, siis sa võid sellega nagu suhelda. Aga mõtle, kui me hakkamegi nüüd selles suunas minema, ehk siis me sukeldume veel rohkem, veel sügavamasse üksindusse, sest me arvame, et me räägime kellegagi, aga seal ei ole kedagi. Ja vaata, nüüd ongi see, et kui robotid tulevad ka, siis täpselt ongi see, et tõenäoliselt paljud inimesed ostavadki endale robotid, kui need muutuvad siis nagu affordable, kättesaadavamaks, mitte et need nagu Tesla robot vist tuleb nüüd järgmine aasta välja, see maksab 100 000 euri, aga et kui sa saad nagu reaalselt mingisuguse roboti, mis maksab paar tuhat euri, siis paljud ostavadki selle endale ka kaaslaseks, vaat. Aga tegelikult seal on ka vaata see õrn jää, sest sa ostad kellegi kaaslaseks, kes õpib kiiresti ja kes nii-öelda siis saab kuidagi nagu täiuslikuks, aga sa mõtled nagu partnerit nagu või? Aga võlu ongi ju selles, et nagu inimesed ei ole täiuslikud. Sest kui sa nagu, kui kõik asjad on täiuslikud, siis see ma ei tea, kuidas sinul on, aga sul on olnud näiteks sellist asja, mul on endal mitmeid kordi olnud, kui sa saad mingisuguse projekti valmis ja see on ideaalne, see viitsi tegeleda sellega enam. Oi. Aga see hetk, kui sa nagu ei saa seda käima, siis sa nagu nii tahad, vaata. Et nagu see on nagu see asi, millele võib-olla peaks nagu, et võlu peitubki selles, et ta ei ole täiuslik ja sa ei tea. Sest vaata täpselt samamoodi näiteks see ka, et hästi paljud käivad ennustajate juures. Kui sa tead kogu oma elu teed ette ja kõiki asju, kuna sul midagi juhtub, siis sellel elul pole pointi, aga kõige ägedam asi ongi see, et sa leiutad selle välja, kuidas, ja siis sa saad veel õpetada ka teisi, et kuidas sa nagu tegid selle ära. Aga kui sa teaksid kõike nagu, et millal sa, ma ei tea, abiellud, millal sa lähed sinna tööle, millal sa teed ettevõtte, millal sa alustad selle projektiga, millal sa, ma ei tea, sured ära või millal su koer sureb ära, mis iganes, kui sa kõiki neid asju ette tead, mis point üldse sellel asjal on siis? Kõige suurem point ongi ju see, et sa ei tea veel ja sa saad teada. See ongi kõige ägedam asi.
ja mõtle, tulevikus inimesed ei tahagi enam teada saada. Et see on nagu see koht, kus mina näiteks näen ka, ma ütlesin ka eelmises osas, rääkisin AI-st hästi põhjalikult ja ma ütlesin ka, et kui see asi läheb reaalselt AI-ga käest ära, siis ma tõmban pistikust kõik välja, ma olen lambaid kasvatama kuskile metsa niimoodi, et keegi näe lihtsalt, mis ma teengi ise enam. Parim. Sest see on nagu see, aga täna ütleme nii, et ma nagu veits naudin seda asja, kuna ma olen hästi, no ma olen tatist saati arvuti taga olnud, ma olen kõiki asju lihtsalt kõik mänge olen ma modifitseerinud, siis ma olen muusikat, asju kõike, no mida iganes, kuhu iganes on võimalik nagu AI-ga, mitte AI, vaid arvutiga midagi teha, siis ma olen nagu hästi palju katsetanud, vaat. Ja siis nagu minu jaoks on see AI nagu täna veel põnev, aga ma näen ise ka seda ohu kohta nagu, et kõik näevad. Et olge ettevaatlikud selle koha pealt, et just vaata isiklikud asjad. Ma kusjuures ehitan ise praegu endale nagu oma AI-d. Ja tead, mille pärast või? Sellepärast, et saaks vahepeal küsida isiklikke äriasju, vaata näiteks enda ettevõtte kohta. Ja selle point on ka täpselt sama asi, vaata, et kui sa täna tegelikult AI käest, mis paljud nagu ei näe seda ohtu, on see, et kui sa täna midagi AI käest küsid, siis tegelikult isegi kui nad seda ütlevad, et nad seda ei tee, siis kõik AI treenivad ennast sinu dataga, mis sa sisestad, mis sa ütled, mis sa küsid, mis pildid sa sinna paned, mida iganes. Eriti veel, kui see on delikaatne, siis näiteks nagu nüüd tuli ju välja see, et metaprillidega ka ju kõik need metatöötajad ju nüüd hakkasid rääkima, mis seal taga tegelikult on ja nad näevad kõike, mis nagu need prillidki näevad ja siis nad rääkisidki nagu, et see, kui absurdseid asju nad näevad lihtsalt ülemaailmselt nagu, mis toimub. Oot, see tähendab seda, et kui sul need metaprillid on, ütle seda nüüd uuesti. Siis praktiliselt ole ettevaatlik, et ära mine magamistuppa nende prillidega, ära tee asju, mida sa ei taha, et teised, ütleme nii, et tee ainult neid asju, mida sa oled valmis oma seinale postitama ja mille eest sa oled valmis võtma vastutuse, et nagu, mis võib tagajärg olla. Sellepärast, et kõik asjad, mida sa teed, et ma niisama teen enda jaoks, siis tõenäoliselt, kui sa ei ole selle lähtekoodi sees, ehk siis ei ole avatud lähtekoodiga ja sa ei pääse sinna sisse, siis kuskil tõenäoliselt on keegi, kes nii-öelda siis treenib. Ja siis täpselt samamoodi, vaata nüüd see, miks Huawei keelati ära mingi hetke, miks keelati ära nüüd USA's see DJI, kes teeb hästi palju kaameraid, neid mikrofone asju, kõike sellist, miks keelati ära need, sellepärast, et tuli ka välja, et kuskilt serveritest ikka keegi treenib ja vaatab, et kuidas saada enda toodet parimaks, aga kui see data läheb nüüd Hiina, kuidas sa tead, et nad mingite muude asjade jaoks ei treeni ennast, et näiteks kuidagi julgeolekule näiteks olla. Ja see ongi see, et olge väga ettevaatlikud, kui sa räägid ChatGPT-ga, siis ole väga ettevaatlik. Ja täpselt samamoodi on vaata nüüd see, et AI, vaata, et ma ise nagu näen ka, et täna, kui me hakkasime tegema seda AI chati, siis nagu selle eesmärk oli ka see, et iseenda jaoks vaata, et nagu see AI on nagu meie serverites, see on Euroopas, pluss teine asi on see, et me tahame siis sinna äpi sisse ka seda ühte nagu seda väiksemat mudelit panna, et kui sa küsid midagi, sa tead, et kuskil Google või ChatGPT ei tea ka sinu ärisaladusi, vaata, sest vaata, sa ei saa täna küsida enda äri kohta kõike, sest näiteks google.com-i, mis ma soovitan mitte kunagi teha, on see, et kui sa tahad alustada oma äriga, mitte kunagi ära otsi google.com-ist või google.ee-st domeeni nime, sest seal on botid, kes kohe salvestavad selle ära ja nad pärast vaatavad 1500 €. Võta veebimajutus.ee või mingi selline leht ette ja otsi sealt, et kas see domeen on saadaval, aga ära mine kunagi otsima Google'isse, sest keegi kuskil treenib juba botidega, nagu sinult raha välja võtavad. Ja sama on AI-ga, vaat. Ja ma sellepärast näiteks AI kohta mitte kunagi ei räägi sellist asja, et mul on selline äriidee, mis sa arvad. Vaid mul on alati selline asi, et ma kuulsin sellisest asjast, kas see üldse võib toimida või pigem nagu mitte, vaata. Eks ma kunagi ei räägi sellest, et see on minu idee, vaat. Ahaa. Ja, et nagu see on nagu selline, sest alati kuskil keegi treenib. Ja see on minu jaoks nagu, miks ma ise tahan AI-d selgeks teha, ongi see, et ma ei tea seda Trumpi teemat ka täna, kas üldse saab USA-t enam usaldada. Aine, et täna Euroopa tahab ju makselahendusi viisadest asjadest lahti ühendada ennast ja kõiki mingid, ütleme nii, ja täna kõik ju kogu need AI-d on kõik ju põhimats on kas USA või siis Hiina, need kõik need kimid ja asjad, need kõik on seal kuskil Aasia poolel ja siis GPD-d ja Google'id ja mis iganes, need on ju nii-öelda USA poole peal, et pigem ongi nagu see, et meil võiks olla Eestis vaata või Euroopas ja mitte selline asi, ma ei mõtle ka nagu, et ma mingi teen projekti ja ma olen mingi Eesti Skype vaata midagi sellist, vaid lihtsalt oma keskkonnas see idee tekkis vaata, et saaks küsida. Et nagu ja siis kui ma uurisin ka veel, et kuidas AI-d nagu tegelikult salvestavad, siis praktiliselt ChatGPT-ga on niimoodi, et kui nad tahavad pistelist kontrolli teha, nad saavad kõik sinu vestlused kätte.
Wow. ChatGPT on täna isegi USAs kutsunud FBI-le andnud inimeste kohta andmeid, kes on nagu uurinud, et kuhu ma näiteks, kuidas oleks kõige parem laipamatavat, midagi sellist. Ja siis või mingi terrori kahtlus või midagi sellist ja ChatGPT kuidagi FBI kohe arreteerib nad, vaat. Ehk see tähendab seda, et kuskil keegi ikkagi hoiab silma peal sellel, mis toimub, vaat. Noh, et see nagu... Aga mulle tundub, et Facebooki sõnumid on täpselt samamoodi. Vaata, Facebooki sõnumites sa tunned ära, vaata, kus sul sinu sõnumit loetakse. Et sul nagu, sul viivitus. Yeah. Et kurat nii viivitab, et kui ei tule, siis saad aru, et keegi nagu loeb sinu sõnumeid ja mingi hetk mul pandi Facebook kinni, sõnumid pandi kinni, sellepärast, et ma olin oma sõnumites rikkunud mingisuguseid reegleid. Ja siis ma mõtlesin, täiesti pekkis, et nad peaks ju olema nagu privaatsed, aga no kuulge, et see ei ole kohe kindlasti mitte nii. Ei, kohe kindlasti Facebooki kõned ja sõnumid ei ole privaatsed. Kui sa tahad privaatsust, siis üks asi, mis täna veel tagab privaatsuse väidetavalt, on siis iPhone'il on need iMessage. See on nagu üks asi. Ja teine asi on see, et kuidas see oli FaceTime vist või? Sest vaat iPhone'il on nüüd see eriti siis see uus mudel 17 Pro ja Pro Max. Ma ei tea, kas tavaline 17 on, aga 17 Pro ja Pro Max said ju nüüd endale esimesed telefonid, mis said endale selle mingi NATO tasemel security nii-öelda siis selle märgivad. Eks nad on nii kõrgel tasemel, et nagu NATO isegi annab neile, et võib kasutada kõrgetel ametitel. Vaat. Ja kui sa vaatad ka hästi paljud presidendid kasutavad iPhone, ehk siis, et see, ja kõige naljakam asi on see, et ma ei tea, kas sa oledki vist kuulnud seda, et sa oled iPhone'i kasutajana. Hästi paljud inimesed räägivad, aga iPhone ja see ja ma ei tea, 10 aastat on täpselt samasugune. Ja siis ma nüüd näiteks ka ostsin endale siis selle 17, mul oli 13 ja pikalt ja juba kriime täis ja mida iganes. Siis ma nagu nägin, kui see välja tuli, siis inimesed hakkasid postitama kohe, et vaata ikka kui sa ostad, siis sa nagu jälgid rohkem. Ja siis ma nagu nägin mingid postitusi ka, et Hiinas saab selle telefoni kokku panna mingisuguse 300 euroga ja nii edasi, et sa maksid 1359 euri, mis iganes hind on. Inimesed, Apple'il maksab see, mis seal sees on, mitte see, mis ta väljast on. Sa maksad selle eest, mis operatsioonisüsteem maksab tonna ja 3 sotti maksab telefon. Ja sellepärast iPhone'id ongi samasugused, et neil ei ole vaja kaameraid, mis teeb kuu peal pilti, vaid neil on vaja seda, et sind ei saa jälgida. Ja nemad võitlevad selle eest. Vaat FBI-ga oli mingi case ka, kus kohas FBI tahtis ju süüdistas, kas 2 miljardiga vist tahtis saada Apple'i käest, et mingi terrorist ja tema iPhone'i saadud sisse Apple ütles, et meil ei ole backdoori lihtsalt ja sellest tõmmati mingi case ülesse ja taheti, aga siis lõpuks Apple võitis selle, sellepärast, et nad on alati öelnud, et meie number 1 prioriteet on turvalisus. Eks nagu ma usun, et täna veel saab iMessage'iga nagu saata selliseid rohkem delikaatseid sõnumeid, aga Facebookil samamoodi. Meta AI on ja. Mine küsi Meta AI käest näiteks mingisuguseid retsepte asju, kus ta võtab need andmed. Ta võtab erinevatest Facebooki gruppidest ja sõnumitest. Soo. Kõik asjad, täpselt. Meta tuli kas eelmine aasta või eelmine aasta vist oli see, või oli 2024. Ta tuli ju, andis kõikidele meile ju selle, et sa pead nõustuma tingimustega just, ja me hakkame AI treenima, aga mis sa arvad, millega ta treenib AI-d, mitte sellega ainult, et mingisugune Facebooki lehel kuskil postitus on, vaid ta treenib kõigega, mis serveris on AI-d. Absoluutselt kõigega. Ja need on väga võimsad asjad. Miks? Pokemoni mängu mäletad, kõik jooksid kaamera nagu telefon püüdsid. Tead, miks seda üldse nagu niimoodi promoti ja kes selle üldse kinni maksis või? Nii. Hiinas üks ettevõte, kes treenis AI mudelit, kuidas roboteid tänavatel tulevikus käima panna niimoodi, et nad käituksid normaalselt. See on kõik mustrid. Wow. See tähendab seda, et kui sa Pokemone kunagi püüdsid, siis sa toetasid kaasa, et treenida AI mudelit. Ja ma tean isegi mingisugune, ma ei mäleta selle firma nime, aga ma reaalselt uurisin et neil on esimesed nagu need mudelid täitsa nagu olemas juba niimoodi, et sa saad ise ka katsetada neid, mis on Pokemoni mängu tänavatel ringi jooksmistega on need mudelid treenitud. Et tulevikus nagu sellised robotid, nagu näiteks vaata see Bolti, vaata see, mis sõidab ringi, vaata. No, ma olen sellega sõitnud. Just. Ei, ma mõtlen see, vaata see 6 rattaga, vaata, mis viib kaupa need väiksed mingi antenniga. Ei, ma mõtlesin, et sa mõtled seda ilma juhita autot. No need ka, aga ongi nagu see, et just selliste asjade jaoks treenitaksegi, vaata, et kuidas nagu inimene sõidab, kuna ta keeras, mismoodi ta keeras, mismoodi see, teine, kolmas, vaata, noh, et see on kõik treening, et kui sa kuskil saad midagi tasuta või väga hea hinnaga, siis tõenäoliselt
nagu kuskil mujal peitub see võlu, vaat. Ja Facebook täna on tasuta kõigile meile. Aga kuhu see viib, nagu, kui me oleme nii jälgitavad, kui me nagu isegi, et kui tõesti, et tegelikult ei saa enam siis tähendab privaatsus, kui sellist, seda pole olemas enam. On, aga lihtsalt selle eest tuleb maksta, vaata, paljud inimesed tahavad täna saada tasuta kõike. Ehk siis kõik oodatakse nagu, et kõik koolitused oleksid tasuta, kõik inimesed teeksid neile kõike tasuta võimalikult odava hinnaga, kõike sellist, aga inimesed peavad aru saama ühest asjast on see, et kui sa tahad saada midagi, mis on hea, mis on kvaliteetne, millega tagatakse sulle kindel tulemus ja privaatsus või mida iganes, siis see alati maksab. Toome lihtsa näite. Kui täna sul on valiku võimalus, et kas sa kasutad tasuta siis Instagrami või Facebooki või siis sul on maksuline mingisugune platvorm, kus kohas näiteks on kuumakse, aga sa saad olla siis oma nii-öelda siis suunamudija või siis influenceriga seal koos on ja mingisugune kogukond või mida iganes ja seal on kuumaks, siis kuskilt peab võtma see sama platvorm, et maksta serverite eest, töötajate arendaja ja kõige selle eest. Kui seal nüüd ei maksta selle eest, siis see raha peab kuskilt mujalt tulema, sellepärast et keegi peab selle pulli kinni maksma, kas või näiteks see sama, kui me siin podcasti salvestame, keegi peab ju selle kinni maksma, ei ole ju heategevusfond, et kus kohas, ega see, kes see rendib seda ruumi, need mikrofonidest, ega see ei ole see, et kuskil keegi tuli, et kuule, meil ei ole vaja, võtke endal tehke lihtsalt, või ne? Et seda, et alati tuleb kõik kinni maksta, siis ongi väga lihtne, et kõik kohad, mis on tasuta, siis kuskilt teistmoodi saadakse see kasu lihtsalt, serverid peab keegi kinni maksma. Seega, mis minu soovitus ongi see, et kui sa tahad olla natuke privaatsem, siis sa pead aru saama lihtsalt sellest, et seal on mingisugune kas kuu või aasta maks või midagi juures. See on lihtsalt. Kui ma tahaks lõpetuseks küsida, mis sinu enda järgmise 50 aasta nägevus üldse maailmast on, mis su enda plaanid on ja kõike sellist. Et kuidas sa üldse nagu ütleme nii, et kui sa vaatad seda AI-d ja kuidas meil need seadused muutuvad ja aina rohkem jälgitakse meid. Jah, ma arvan, et lähima 5 aasta jooksul meie koolisüsteem täiesti kukub kokku. Et sellisel kujul ta enam ei saa eksisteerida juba sellepärast, et AI on pundis. Yeah. Ja ma arvan, et kõik see, et mida me oleme õppinud, kõik see vana kool. See vana kool, see kõik, see lõpetab tegevuse. Kõik ma ei usu tegelikult. Ma arvan, et selline nagu ma arvan millegi pärast, et sest empaatiline asi peab jääma lihtsalt. See, kus kohas sa vaata, sest kui AI on vaata selline, et ta lihtsalt laseb täiega. Ma millegi pärast arvan, et pool läheb koduõppesse ära. Yeah. Aga seal lihtsalt, et AI-ga ka, et vaata seal see inimsus on täiesti nagu seal pole seda, vaata. See on see, et 2+2 on 4, vaata, aga seal ei ole see, et samas on 3, vaata vahele. Aga nii kaua, kuni nad küsivad fakte, ajaloolisi fakte, mida laps peab pähe tuupima, nii kaua nad kasutavad AI-d, lapsed. Ehk siis vahet ei ole, kas sa küsid või ei küsi, nii tema sellele ei vasta. Ta kasutab AI-d. Ehk siis, kui me ümber ei opereeru, kuidas AI saab meid teenida, mitte tema meid süüa, siis nii kaua me oleme nii sellises kaotamise faasis, eks ole. Yeah. Aga kuna me sellest nüüd aru saame, et me oleme selles kaotamise faasis, et sellest nüüd sõltub, sest et me peame selle ära muutma nii. Yeah. Me ei saa nõuda lastelt, et ta teab bioloogias kõike rakuelemente, tal ei ole seda vaja tulevikus, et tulevik on muutunud ja just seetõttu see koolisüsteem sellisel kujul ta, varem või hiljem ta kukub kokku. Mis on veel on see, et mida ma usun, on see, et AI hakkab õpetaja asemel tegelikult nagu õpetama teatud aineid. Kus õpetaja muutub nagu, see kontakt nagu jääb, eks ole, aga väga suur osa lähevad ära nii-öelda kontaktivaba õppesse, mis annab tegelikult perekondadele võimaluse reisimiseks, liikumiseks, selline, see muutub nagu ära. Aga ma ei tea, kas siin 5 aasta jooksul, aga ma ei tea, mingisugusel ajal. Aga usud sa ka seda, et nagu väga kiire see shift tuleb kuidagi, et see ei ole selline, et me venime siin mingisugune 20 aastat, et uued muudatused tulevad? Ei, kui nad saavad aru, et kõik tööd on tehtud AI-de poolt, mitte laste poolt, siis ma arvan, et nad lõpetavad selle üsna kiirelt. Mingil hetkel nad saavad ju aru, et see ei ole selle õpilase tehtud, see on AI tehtud. Mis me siis nagu vapšeta nagu siin käime. Ja sa juba ütlesid, et need metaprillid, eks ole. Mine vaata klassi, paljudel need metaprillid siis nüüd ees on lõpus seal 9. klassi või 10.
12. klassi lõpueksamil, kõik on korraga prillid ette pannud, aga kes selle töö teeb. Jah, kõrvaklapid on kõrvas ja kuuled täpselt ära, mis seal nagu et toimub. see muutub mõttetuks lihtsalt. Mis veel on see, et mis nagu 5 aasta jooksul nagu kindlasti muutub, see tegelikult on juba muutuses, et me läheme sellisesse kohta, kus me hakkame otsima nagu päris kontakti inimestega, ehk siis see autentsus läheb nii hinda. Kõik need inimesed, kes on peitunud ennast nüüd viimase 2 aastaga sinna filtrite taha, üks filter teise peale, siis nemad nüüd hakkavad kogema seda kaotust. Sest nad peavad hakkama tulema filtrite tagant nüüd välja. Sest et me tahame autentsust. Ma kunagi kuulasin ühte podcasti, kus kohas siis mingisugune miljardär USA-st rääkis just selle kohta, et vaata, peale koroonat üldse või nagu koroona ajal juba hakkas hästi palju tekkima neid igasuguseid noori tüdrukuid, kes selle OnlyFansiga vaata teenivad roppu moodi raha lihtsalt, et nad lihtsalt näitavad alasti ennast. Ja siis ta rääkis lahti ka, et miks nagu sellised platvormid nii kiiresti edu saavutavad, ongi just see, et see sama nii-öelda siis täiskasvanute content on ka ju lavastus kõik. Aga vaata, tavainimesed ongi jõudnud sinna faasi juba isegi selle täiskasvanute nagu sisuga ka, et nad ei taha enam seda lavastust, vaid nad tahavad seda päris ja päris asja ja kui see OnlyFans kuidagi tabati nii hästi, et enne koroonat see tuli ja vaata, kui koroona ajal kõik olid kodus, siis kuidagi kõigil hakkas see nagu huvi pakkuma ja see oli nagu väga hea ajastus lihtsalt nagu, ehk siis 2 asja langes kokku ja vaata siis ta rääkis ka, et me jõuame varsti sellesse ajastusse, et miks näiteks ka TikToki, ta selgitas selle TikToki edulooga lahti, et miks on see, et TikTok tegi kavalalt selle koha pealt, et kui sa lähed uue inimesena TikToki, siis üldjuhul vaata, sa ei hakkagi postitama selle pärast, et nagu nii raske on lihtsalt täna influenceriks või kellekski saada. Aga TikTok tegi niimoodi, et esimese 3-4 videoga ta andis sulle juba mitusada 1000 vaatamist ja sul tekkis koheselt usk endasse. See oli nende kõige suurem võti üldse. Ja kõik inimesed, kes on täna TikToki midagi postitanud, siis sa lihtsalt vaatadki, et viskad mingi video üles. Ma mäletan, me tegime mingi nalja video kunagi, proovisime lihtsalt mitu video järjest. Ma ei mäleta, kas 4. või 5. video mul läks mingi 300 000 vaatamist. Me tegime filmisime mingid autosid ja siis võtsime mingi tüübi, mingi heli, kuidas ta tegi mingi autode peale mingi või mingi sükest vaata, siis nagu filmisime ise mingid pemareid kuskil parklas vaata, siis kasutasime seda voice-overit õigetel aegedel, panime need klipid ja sellel oli mitusada 1000 vaatamist, siis me nagu mõtlesime ka, et nii lihtne on lihtsalt tekitada sõltuvust vaata. Et nagu see ongi see autentsus jälle vaata, et kuidas TikTok kasutas seda ära, aga see on ehe näide sellest vaata, et kuidas nagu see autentsus ka nagu aina rohkem, et tänapäeval ka ju, mis filmid aina rohkem koguvad populaarsused, ei ole enam mingid Marveli mingisugused ultra mingid töötluste asjadega ja mis 3D efektidega, nagu praegu vist tuli välja see Avatar või mingi asi ma kuulsin, et sellel pidi mingi, saalid pidid tühjad olema vaata. Vaat inimesi ei huvitas enam. Aga mis ongi see, et tee mingi dokumentaal, räägi kelleski, kuidas tal läks elus halvasti ja siis ta ikkagi tuli võiduga sealt välja, kõik saalid on läbi müüdud, vaata, et see nagu, see autentsuse teema on nagu. Aga mis sa arvad nagu kogukondadest näiteks ja asjadest? Kuidas sina nagu seda näed? Sest vaata, ma käisin ka rääkimas sul kunagi sellest ja ma nagu usun sisimas, et järgmise 5 aasta teema on kogukonnad. 5 aasta pärast saavad kogukonnad väga, et kuidas sina näed seda? Ja sellepärast muutuvadki kõik need retriidid, sellised seminarid, kokkusaamised, vestlusõhtud hästi populaarseks. Sest inimesed tahavad päris kontakti, päris lugusid, päris inimesi ja ei, see kogukond on nagu, mulle tundub, et see kogukond on ka nagu selline, ma nagu arvan, et me ei saa sellest sõnast veel hästi aru. Et mis see nagu tegelikult tähendab. Kogukond ei tähenda seda, et sul on nagu Zoomis käite kord nädalas kohtute. Mul on see endal see Transunity Akadeemia, mis on nüüd juba 4. aasta. Ja meil on nagu meil on kogukond ja sinna saavad inimesed tulla, et kuuldu kogukonda. Aga ma ei tunne, et see on nagu kogukond. Kogukond on need inimesed, kes tulevad kokku
ja nagu panustavad. Ma just tahtsin ka seda küsida nagu, et aga ma vaatasin, kuhu see nagu ütleb, et ma olen ka sama meelt, et kas kogukond ei peaks olema see asi, et nagu kõik annavad oma osa, vaata, mitte see, et sa tuled ja siis nagu, et noh, et mis teil siis siin on? Nii igav ongi või? Nii vähe saabki või? Et see ei ole kogukond, vaid pigem hästi palju nagu asju õnnestuks maailmas, kui inimesed oleksid suhtumisega, et kui nad astuvad kogukonda ja küsivad esimese küsimusena, mis mina saan ära teha siin. Ja. Mitte see, et nagu, et nii, mis te mulle anda saate, vaata. Ja. See nagu... Et kui see kogukond on valmis kokku tulema, koos midagi välja mõtlema, üksteist aitama, meil akadeemias näiteks saavad ka kogukonna liikmed nagu rääkida oma lugusid ja tulla ja esineda ja olla ka nagu õpetajad, ükskõik mis ta nagu ise teeb, on ju. Et me anname talle sõna ja me loome selle võimaluse, aga kõige paremad on need kohad, kus me saame suvelaagritus kokku, kus me saame jõulupidudel kokku, kus me nagu vahetame neid emotsioone sõna otseses mõttes, aga minu ümber on praegu hästi palju neid inimesi, keda ma nimetan oma kogukonnaks. Inimesed, kes mind hoiavad, inimesed, kellele ma võin alati helistada, ka selle suurseminari loomise ajal. Need inimesed olid minu ümber ja olid vabatahtlikud, olid ka mitte vabatahtlikud, aga need olid nagu õiged inimesed sinu ümber. Ehk siis mulle tundub, et kogukonna jõud seisneb selles, et kui need 5 inimest sinu ümber, kes on sinu need õiged 5 inimest, kui see 5 ja 5 ja 5 ja 5 ja 5 ja 5, kui need on sinu inimesed sinu ümber, et siis see on nagu sinu kogukond. Et me ei mõistaks seda nagu valesti. Et me loome nagu järjest rohkem neid akadeemiaid ja neid muid asju, eks ole, mis on tegelikult lihtsalt üks tühi ruum, kus lihtsalt jagatakse infot. Aga kogukond luuakse tuleb ju siis, kui inimesed tulevad kokku ja ühes energias. Siis on see kogukond. Viimane küsimus. Me oleme siin, jutt lihtsalt läheb, ma räägin, me peame siin istuma veel kindlasti. Aga ma lihtsalt panin siia lõppu sellise, kuna sa reisid hästi palju, siis mis on sinu lemmikriik siiamaani ja miks? Ikkagi on Ameerikas ma arvan, et siiamaani on jätnud kõige sügavama mulje Sedona. Phoenix, Sedona. Ma olen seal nüüd 2 korda käinud ja ma ei oska, see on nii müstiline koht lihtsalt, et see on nagu minu koht. Et kui ma mõtlen selle peale, et kui ma nagu peaksin minema kuskile meditatsioonis nagu rahusse, et kus ma ennast näen, me ütleme, et pane silmad kinni, mine kohta, eks ole, mis on nagu sinu koht, siis ma näen ennast Sedonas, ma näen ennast seal kotkastega koos, eks ole, olemas, et see on nagu vabadus. Mul ei ole ükski teine koht nii suurt sügavat muljet võib-olla jätnud. Aga kas on ka sellist varianti võimalik, et Eestist kunagi oledki võib-olla tolmu ulgadelt pühkimas? Pigem jääd siia? Mul kunagi oli see dream. Aga täna ma saan aru, et Eesti on üks kuradi maja koht, kus elada. Et nagu sa võid siit ära käia, aga see minu kodu on ikkagi siin. Eestist on alati hea ära minna, veel parem on tagasi tulla. Ja see peab paika. See tõesti peab paika. Sa saad aru, kui normaalsed me tegelikult nagu oleme. Et me oleme veel normaalsed. Päris inimesed. Päris, jah. See on nagu reaalne teema on siin. Igal pool mujal on lihtsalt nii fake see asi. Sellepärast ma mõtlen ka, miks ma rääkisin ka siin alguses, et me peaks rohkem kokku hoidma, sest siin on nii palju reaalseid inimesi nagu Ja ma arvan, et me ei saa aru seda, et kui ilus loodus meil on. Ja, seda kõik räägivad. Mul käisid just Serbiast käisid inimesed siin külas, siis nad ütlesid ka, et täiesti kreis, teil on nii puhas õhk siin. Ja siis me käisime Soomes ja Eestis ja siis nad ütlesid ka, et mõlemas riigis, teil on kraanist nii puhas vesi lihtsalt, vaata. Siis eestlane hädaldab, vaata, et Tallinna vesi on nii must, vaata. Minge kuskile Serbiasse, et absoluutselt. Seal saad toidumürgituse kohe. Ja isegi kui ma olen täna, Dubais, eks ole, käinud esinemas, siis ma täpselt samamoodi, ta on nagu selline efektne, ta on efektne linn, aga ta on nii artificial, ta on minu jaoks nii kunstlik, et ma leidsin ühel hetkel ennast nagu, et ma ei oska siin olla, sest et see on nagu, sa oled mingisuguses filmis, see ei ole nagu päris.
et mis on siis nüüd siin see päris. Ja siis sa tuled Eestisse ja siis sa tuled oma koju ja sul see kivikene ja see mulla muti unnik seal, eks ole, et see on nagu see päris, vaata, see on nagu see päris. See reaalne asi nagu et see on et täiesti nõus. Ühesõnaga, aitäh, et sa tulid siia, väga võimas istumine oli ja ega mul ei ole mitte midagi muud, kui ma loodan, et tuled uuesti, sellepärast, et see aeg lihtsalt läks lihtsalt nii, et vähe pole. Ja, sinuga on alati hästi tore vestelda. Aitäh. Tark mees, taskus. Vaat siis. Jaa. Aitäh.